Hea rahvas, aga tundub, et kõik, kes on kohal, on juba kohal ja kui mõni veel tuleb juurde, siis ja mõnestki mõttest ilma jääb, siis paraku on see tema mure. Et hakkame otsast pihta. Et tere tulemast kõigile Pärnumaa ettevõtete koja poolt, kelle initsiatiivil suuresti see üritus täna või selline arutelu on täna kokku kutsutud ja meil on head partnerid, siin on ka Pärnumaa sihtasutus Pärnumaa Arenduskeskus ja Pärnu kolledž, kes ühel või teisel viisil on ka selles korraldustegevuses osalenud ja aidanud. Kui Pärnumaa Arenduskeskus ja kolledž on tõenäoliselt kõigile tuntud kaubamärgid ja nad pikka aega on juba Pärnu turul figureerinud nii-öelda, siis võib-olla tundmatum kaubamärk on Pärnumaa ettevõtete koda, millest väga lühidalt, enne kui ma Karrile sõna annan, ka räägin. Nimelt kuskil natuke vähem kui aasta tagasi sai üks väike initsiatiivgrupp kokku ja arutas teemal, et kas Pärnumaal oleks võimalik luua nii mõnegi teise maakonna ettevõtete koja või liidu näitel ka oma ettevõtete ühendus. Omavahel põrgatasime seda mõtet. Samal ajal ja ennegi varem oli Pärnumaa Arenduskeskus ühel või teisel moel pidevalt ka sel teemal diskuteerinud ja tunnetanud, et partnerina oleks selline liit äärmiselt vajalik. Ja üheskoos jõudsime seisukohale, et miks mitte, proovime. Võtsime laiema ringkonna ja põrgatasime laiemas ringkonnas seda mõtet ning tulemuseks oli siis see, et kevadel saime esimest korda kokku. Koroona loomulikult räsis ka meie plaane vahepeal, aga kevadel saime kokku ja otsustasime, et sügiseks teeme siis alguse ära. Ja tänaseks on siis sündinud selline mittetulundusühing nagu Pärnumaa ettevõtete koda, kelle peamised laias laastus eesmärgid võiks öelda on kahes suunas. Üks neist on sissepoole ja teine väljapoole. Sissepoole vaade on see, et meil omal selles seltskonnas oleks sünergia, infovahetus, parem üksteise tundmine ja teadmine, mida me siin Pärnumaal teeme ja väljapoole siis see pool, et mis sellest sünergiast võiks tekkida. Nii kohalikul tasemel kui ka siis Eesti riiklikul maastikul, ettevõtlusmaastikul, aga miks mitte ka väljapoole. Osaleda kõikides projektides, mis Pärnumaa ettevõtluse ja majanduse konkurentsivõimele kaasa aitaks. Ja loomulikult tarkust on meil täpselt nii palju, kui meil on liikmeid. Tänaseks neid on 15 ja ukse taga on ootamas kohe teadaolevalt 2 ja siinkohal ma loen ka need esimesed ette. Algatajaliikmeteks siis Pärnu Kekk, Salva Kindlustus, Kinnisvara Ekspert, Strand ja Ventekstiil. Nende ettevõtete juhid on ka olnud valdavalt see initsiatiivgrupp, kes oma käed panid alla siis selle mittetulundusühingu loomisele. See oli ka puhtalt praktiline, et suuremaks seltskonda mõtted sel hetkel ajades, sest see muutuks väga keeruliseks ja tüütuks tehnilises mõttes, aga initsiatiivgrupp see kindlasti oli. Siis kohe, nii kui me olime ära kuulutanud ja välja kuulutanud oma juriidilise keha olemasolu, siis liitus meiega kohe Matek, Feinelast, Trimtex, Vendre, Metsagrupp, Pärnu Sadam, Scanfil, Tervis, Teater Endla, Karotrans ja Pärnu kontserdimaja. Et need on esimesed ja kohe on tulemas mõned veel ja neid lisandub. Kolledž on väga huvitatud meie koostööst. Kui me leiame selle õige vormi, siis me kirjutame ilmselt sellele 2 käel alla. Samamoodi Pärnumaa Arenduskeskus. Olen rääkinud ka Kutsehariduskeskusega sama teema mõnes mõttes, mis kolledžigagi, et kui õige vormi leiame, siis saame kindlasti ka vormistada selle koostöö. Rohkem ma praegu ei räägi, meie eesmärgid kujunevad loomulikult sellest tulenevalt, mida meie liikmed lähiajal ka paberile panevad, sest meil on
eesmärk korraldada lähiajal esimene siis üldkoosolek ja saada paika oma sellised juhtimisstruktuurid lõplikult, nii et see on juba selle kuu teema. Aga omalt poolt ma soovin siis debatile jõudu, põnevust ja ka ma sooviks väga, et me keskenduksime ettevõtlusele Pärnumaal selles debatis. Aitäh, ma arvan, mikrofon töötab. 1-2-16. Tere õhtust, Karri Avagma nimi, Tartu Ülikool, Pärnu kolledž. Samale lõpetan ka natuke regionaalplaneerijaid. Ja täna paluti siis seda debatti juhatama, härrased on väga kannatamatult oodanud juba tükk aega, aga olge lahked, tulge valige omale paremad kohad, sest parimad on juba võetud vist. Ja saatsin, kas nüüd siia äkki on ikkagi seda juurde vaja, ma teen kõvasti tuult siin. Proovin kuidagi, 1-2. Saatsin laiali ka sellise nagu pakkumise formaadi suhtes, keegi ei vastanud, et ei sobi, ju ta siis sobis. Ja teeksime siis niiviisi, et esimese hooga siis väike selline tutvustus ja just ka see, kuidas keegi on siis ettevõtlusega varem kokku puutunud, et kas ei ole mingeid erilisi ärihuve äkki. Siis oleks programmile sõnavõtt, kus siis oma erakonna või siis valimisliidu põhiseisukohti tutvustada. Siia kohe võtame sisse siis ka küsimused saalist iga ettekande järel. Te saate siis ka kohe sisse pista, et kui miskit ei tundu nii või kui ei saanud aru. Ja siis läheb omavaheliseks väitluseks, et saab siis nagu märkida kirja, et mis siis oli seal ja teistpidi paberit ei ole. Äkki korraldajad saavad väikese paberi tuua? Ma just mõtlesin harjutamine ilma paberit. Okei. Aga on vaja paberit? Ei ole. Korraldatakse ära. Nii, aga jah, kui kellelgi soovi, siis võtke ja Andres aitab kohale viia. Ja siis tuleb niiviisi saalivoor omakorda veel ja see on kokkuvõte viimane minut. Ja kuna poliitikud on väga pikalt harjutanud, pikalt rääkima, siis on mul ka selline nii-öelda, mis ütleb, et siis aeg otsa. Aga hakkame siis pihta ja teeme siis seda korda sealt otsast. Tutvustus seoses ettevõtlusega. 1 minut. Aitäh, Alar Laneman. Ma tulin ekstra siia, et lootsin, et minust jalga, aga ettevõtlusega tema eri vormidest tuttav, ma arvan, umbes 50 aastat, kui poisipõlves sai turul kurki ja liha müüdud. Aga tõsisemalt Eesti Kaitsetööstusliidu algaastatest peale kaitsetööstuse juures ja pärast Milrem Robotics. Teoreetiline taust, nii palju kui meil Londoni kuninglikus kaitsekolledžis oli üks kaitsetööstuse blokk. Et see on nagu teoreetiline pagas. Aitäh. Aitäh. Sule. Sule Valaja, Eesti 200. Pärast Pärnu abilinnapeana tegutsemist töötasin Vendres turundusdirektorina ostu- ja müügi eest vastutades. Pärast seda olen loonud pereettevõtte investeerimiseks ja konsultatsiooniks, mis toimib siiamaani ja viimane konkreetne ärirakendus on siis hoonestusõiguse edukas kasutamine Loode Pärnu tööstuskülas Pärnus õllepruulimise traditsiooni taastamise eesmärgil Bernaueri loomise kaudu koos sõpradega. Lisaks sellele üle 10 aasta tagasi Tartu Ülikooli teadmussiirde vahendaja Lääne-Eesti ettevõtlussuhetesse, Pärnumaa ettevõtlusarenduskeskuse juhatuse liige ettevõtluse vallas 3 aastat ja viimased 6 aastat välisinvesteeringute keskuse ettevõtluskonsultant Lääne-Eestis. Aitäh sulle! Silver, sina nagu oled siis... Mina olen Silver Smijanski, et esindan siis valimisliitu Pärnu Endab. Ettevõtluse kogemus on siis selline, et kuskil 2011-2012 aastal sai hakatud rohkem iduettevõtete suunal vaatama
ja sai kaasa löödud ühes iduettevõttes ja siis peale seda tulin Tallinnasse, tegin koos tuttavatega ka ühe iduettevõtted, taustalt on pigem iduettevõtte suund ja siis kuskil seal 2016 aastal sai hakatud rohkem sellise alustava ettevõtja ja iduettevõtte tugisüsteemi ja struktuuriga toimetama, et Startup Estonia kaudu siis praegu toimetan sellises regionaalarengu grupis, millega me siis püüame luua visiooni ja tegevuskava Eesti iduettevõtte maastikule. Ja enne siis abilinnapea ametit olin Pärnu ettevõtlusinkubaatori projektijuht. Aitäh! Andres? Tere kõigile, et lisaks avaliku sektori töökogemusele olen siis jätkuvalt kogu aeg toimetamas ka ettevõtlusmaastikul tänaseni. Küll tõsi väga väikese maa ettevõtjana ja olen omaniku rollis. Nii noor mees, aga ma olen ka füüsilisest isikust ettevõtja olnud, et tean ka seda aega natukene. Valdkond on turism ja tegelikult metsamajandamine. Kaks teemat, mis on vägagi ka aktuaalsed nii Pärnumaa võtmes kui globaalselt täna. Taust hariduslikult on majandus ja strateegiline juhtimine ja ma pean ütlema, et tegelikult iga avaliku sektori inimene võiks minna ja Tartu Ülikoolis käia läbi korras strateegilise juhtimise sellise õppesuuna. Väga olulised teadmised saab sellest, kuidas üldse avalik sektor ja erasektor omavahel võiks rohkem suhestuda, et ma olen sellest väga tänulik, isegi tänulikum kui oma ettevõtluskogemusest. Aitäh, perfektne. Ja tere, olen Andrei, tegelen ettevõtlusega 22 aastat, ka mina olin FIE veel eelmisel sajandil, siis kui see veel moes ei olnud ja olen ise teinud mitu firmat, praegu olen osanik umbes 10, paar neist on hästi edukad, ülejäänud mitte nii väga ja olen ka teiste selliste äritegevustega seotud olnud, näiteks 10 aastat tagasi käivitasime Estbani, see on Eesti äriühingute ühing, mis on, ma arvan, Eestis idufirmadele väga palju kaasa aidanud. Ja ka poliitikas lähtun samadest printsiibidest, et üritan hästi pragmaatiliselt käituda, et kui näiteks Euroopast on mingisugune raha Pärnusse tulemas, siis ma kindlasti toon seda siia, mitte ei jätta seda Tallinnasse ootama. Aitäh! Aitäh! Toomas? Tere pärastlõunat, mina olen siis Toomas ja jätkates sealt, millele Andrei vihjas, et ka mina olen tegelikult osanik paarikümnes aktsiaseltsis ja osaühingus, nimelt väike aktsionärina, aga ma sööndan öelda, et ma tõepoolest ettevõtjaks ei kvalifitseeru. Et tõesti mul endal ettevõtteid ei ole, aga selle kõrval mul meenub ikkagi, et ma olin ka circa 1,5 aastat Riigikogus majanduskomisjoni esimees, ehk otseselt tol ajal puutusin kokku ettevõtjate murede ja probleemidega ja mõtlesin, mis jäi sealt nagu sõelale, mis oleks see kõige põnevam, mis tol ajal sai tehtud, oli see, et me legaliseerisime tegelikult Uberi ja Bolti tegemised ja toimetamised Eestis. Et see oli päris tuline võitlus, kuna vana taksoseltskond kindlasti ei tahtnud konkurente näha, aga me tegime selle ära. Aitäh! Paremat! Ja, tervist ka minu poolt, olen Kalev Kaljust sotsiaaldemokraat. Hariduselt olen insener, geodeesia insener, et ettevõtjana tegutsesin siis ka, ma arvan, circa 10 aastat FIE-na, kui maavanemaks sain, lõpetasin ära ja oman Eesti esimest briketivabrikut. Wow. Kõige lühem tutvustus. Aitäh! Nüüd siit programmilisest sõnavõtud ja seda teeks nüüd niiviisi, et kes ees see mees? 2 minutit. Kes ees nüüd hakkab, see saab pihta hakata. No hakkame peale, ega siis inimeste aeg on kallis ja seda aega tagasi ei saa. Nii ka Pärnu aeg on kallis ja tegelikult, kui me räägime ettevõtluskeskkonnast Pärnus, siis minu meelest avaliku sektori roll suuresti seisneb eelduste loomises.
punkt 1, punkt 2 tegelikult selles, et kogu asjaajamine kohalikus omavalitsuses oleks läbipaistev ja ei lähtutaks sellest printsiibist, et aega on, sest investoril tihtilugu on valikus palju erinevaid investeerimisvõimalusi ja minu meelest kohalik omavalitsus peab siin olema eelduste looja, et need investeeringud tuleks siia kohale, selleks tuleb kaasa aidata kas siis läbi planeeringumenetluste, asukohavalikute või lõpuks juurdepääsu ja kas või elektrienergia otseliini kontekstis. Meie eeldused on täna üsna sarnased suure globaalse turuga. Meil ei ole väga palju rahvast, tööjõud on igal pool kallis suures plaanis, aga meie väga suur edu võti seisneb logistilistes võimalustes ja just selles sümbioosis, et meil olemas on merevärav, õhuvärav, maantee ja tuleb ka Rail Baltic. Nüüd küsimus selles, et ainult logistilistest võimalustest on vähe. Me saame aru, kuhu tootmine suundub ja tootmine suundub järjest rohkem energia valdkonna kontekstis sinna, kus on siis energiavõimsused tarbimised järjest suuremad. Ehk robotite tulek eeldab rohkem energiavõimsust ja energiatarbimist. Ja jällegi siin me oleme logistiliselt minu meelest väga suurepärases asukohas. Me asume 2 potentsiaalse tuuletootmise ala vahel. Üks on Tootsi tuulepark, kus võiks ammu juba kopp maas olla ja teine potentsiaal on meri, millest me alles räägime. Ja nüüd kohaliku omavalitsuse roll poliitmaastikul peab seisnema minu meelest väga tugevalt selles, et kuidas seda rohepööret, kogu seda hullust, mis maailmas ju pöörleb inimeste veades, et roheline kõik on hea ja ilus, olgugi, et sellest siis võib-olla süvitsi ei minda, kuidas seda ära kasutada ja kuidas luua sellest konkurentsieelis just investoritele. Ja loomulikult hariduse kvaliteet, et ilma hariduse kvaliteedita spetsialistideta ei ole võimalik olla edukas, mida rohkem tuleb roboteid, seda rohkem peab inimene otsustama ja tegema valikuid, sest tehisintellekti otsustama kunagi panna ei saa. Aitäh! Aitäh! Toomas, aga kõigepealt oli saali küsimused võib-olla. Võitis sõnatuks. No nii hull ka ei olnud. Okei, aga Toomas, palun. Aitäh! Ega siin Ameerikat ei avasta ja jalgratas teist korda ei leiuta, et minu 3 märksõna on tegelikult stabiilsus, ühendused ja infra. Aga veel isegi enne, kui selle 3 märksõna juurde minna, siis me kirjutasime seda ka oma programmis ja ma pean seda ülimalt oluliseks selliseks põhimõtteliseks lähenemiseks, et iga ettevõtte edu on linna edu. Kui me vaatame avaliku võimu suhtes ettevõtjatele. Ma arvan, selle teadvustamine nende juures, kes on avaliku võimu juures, on esmane ja kõige olulisem. Ma arvan, et kui sellest on aru saadud ja seda on hinnatud, ma arvan, et siis on juba pooled probleemid tegelikult lahendatud ja ollakse oluliselt empaatiliselt ettevõtjate suhtes. Aga kui rääkida stabiilsest, see on loomulikult maksupoliitika enne kõike, et ega ettevõtjad on öelnud, et nad saavad hakkama, aga ärge mängige maksudega, see loomulikult ei ole kohaliku omavalitsuse teema niivõrd, aga riigi tasandi teema, aga ka siiski ütleme, kohaliku omavalitsuse tasandil on olnud jutt ala turismimaksust näiteks, eks ju, ühest küljest tundub, et raha tuleb, mis selle miinuspool on, seda peaks hindama. Teine asja loomulikult on ühendused ja võib-olla ma arvan ettevõtjate vaatevinklist isegi see Via Baltica on tegelikult olulisem kui Rail Baltic, kuigi Rail Baltic puhul on räägitud väga palju kaubasadamast, mis võiks anda olulist lisandväärtust. Need on üliolulised asjad tegelikult ja ka ettevõtluse poole pealt sama Ramirendi näide. Ma telesaates eksisin, mõtlesin, tahtis ehitada moodulmaja Pärnusse, tahtis ehitada moodulmaja tehase Pärnusse. Et lõppliigis ma parandasin selle ära, et ta ei teinud lihtsalt sellepärast, et see tee oli liialt kitsas ja ta tundis, et ta ei suuda seda oma Rootsi omanikele ära tõestada. Nii et Via Baltica 2+2, et see peab saama nagu normiks ja suuremaks töövõiduks peamaks ja loomulikult nüüd see Libatse-Nurme 21,6 kilomeetrit. Küll ma ei ole kindlasti rahul ja ütlen otse seda ka peaministrile, kes on meie erakonnast, et tegelikult ma ei ole rahul selle tempoga, millega tegelikult neid projekte ette valmistatakse. Enn Raadik, kes on nende asjadega väga palju kokku puutunud, siis kogu see meeskond tegelikult on laiali. Raha on olemas, kui me räägime Libatse-Nurme, raha on olemas, see on Euroopa Liidu raha. Ei ole probleem. Ei ole projekte, lihtsalt ei suudeta maade omandamise viia läbi piisavalt kiire tempoga, nii et ma olen seda meelt, et kui täna selle Libatse-Nurme ehitus peaks graafiku järgi hakkama 2023 teine pool, siis seda tuleks kindlasti proovida nihutada ettepoole ennekõike selle tõttu, et Rail Baltic sai mingi ajalise nihti. Aitäh! Auditoorium. Ja ma nõelan ära siis, et kuidas haridusega oleks, et teie programmist nagu kolledžil ei ole midagi seal. See oli küsimus mulle. Haridus on see loomulikult kõige tähtsam, Andres ju tegelikult sellele ka vihjes.
et haridus üldse, et seesama vana näide minu arust Peeter Tulviste, kellele peame ennekõike tänulikud olema ka sellest, et Tartu Ülikooli Pärnu kolledž Pärnus on, siis tema tõi näite Rootsist, et Rootsis teadlikult paigutati ülikoole nendesse piirkondadesse, mille kiiret arengut sooviti näha. Ja nii see oligi. Ja selles mõttes nagu alahinnata Tartu Ülikooli Pärnu kolledži rolli Pärnus ei ole vähimatki põhjust. Et see on üks ikkagi liim, mis hoiab lapsi minemast ära Tartusse või Tallinnasse, ikkagi terve arvestatud hulk Pärnu inimesi, kes ei lähe sinna õpingute ajal, ja kui sa juba sinna lähed õpingute ajal, siis tõenäoliselt sa sinna jääd on oluliselt suurem. Ja teistpidi see kolledž toob ikkagi ka inimesi teistest maakondadesse Pärnusse ja samas, kui nad on siin 3 või 4 aastat õppinud, siis tõenäosus jällegi, et nad siia jäävad, on oluliselt suurem. Nii et kahtlemata, aga küsimus on lihtsalt selles, et siin ei tohi ka liialt pilvedesse minna, et ega me teame kõik seda väga hästi, et kõrgkoole on Eestis lubamatult palju ja tudengid on vähe, nii et kuidas seda kõike nagu omavahel jagada, et see on omaette väljakutse, aga vähemalt meil on see baas olemas, mille pinnalt ehitada. Aitäh! Nii, vahepeal on siis Silver, siis on Andrei ja siis on Sulev. Aga Andres, sa saad siis, kui teil omavahel ees läheb. Aga Silver, palun. Aitäh! Et kõik sellised suured arendused ja projektid on... Ma kolisin tagasi Pärnusse 2016 aastal ja juba too aeg on nendest asjadest räägitud ja see on lihtsalt super, et need asjad hakkavad juhtuma ja kui me räägime Rail Baltic, lennujaam, 4-realised maanteed Tallinna suunal, et need on tegelikult olnud juba pikalt ju unistuste nimekirjas ja lõpuks hakkavad need asjad ka realiseeruma, mis on väga, väga tore. Küll aga kui rääkida nagu sellisest kohaliku omavalitsuse vaates, siis ei tohiks nende suurte asjade taga kindlasti ära unustada selliseid väiksemaid tegevusi, mis tegelikult lähevad korda, et meil on siin Pärnus hästi palju ka väikeettevõtteid, kellele oleks vaja sellist, julgen nagu välja öelda, et sellist inspiratsiooni, et kuidas mujal maailmas asju tehakse, me peame selles mõttes ajaga kaasas käima ja soodustama seda, et sellised uued mõttemustrid, nägemused, visioonid, ideed saaksid jalad alla siin Pärnus ja sellepärast on väga, väga tore, et on käima läinud ettevõtlusinkubaator, linnas on Forward Space ja peame vaatama ka seda täpselt nii nagu Karri viitas, et hariduse pool, et seesama Jõhvi IT-kooli näide, et igati teretulnud, kui selline kool siin Pärnus ka leiaks asukoha ja tegelikult ka erainitsiatiivil juba need mõtted liiguvad ja liiguvad ka mõtted koos härra Peeter Vesterpakaga, et Pärnu võiks tõesti olla üks selline koht, kuhu üle maailma tuuakse IT-talente kohale, sest paratamatult see töökultuur on liikumas rohkem IT suunas, tootmine digitaliseerub ja kõik sellised asjad ja meil on neid inimesi siia vaja. Aitäh! Ottor! Olge julged ja kui küsimus tekib, siis ma annan kohe mikrofonile kätte, siis salvestatakse ka. Aga sa ise? Hetkel ma kuulaks ringi ära. Okei. Sa rääkisid ka, ma siis nagu püüan ikkagi mõned küsimused sisse pista, et suurtest taristobjektidest, et mis on nagu see järgmine suur võit siis Pärnul, mida riigilt välja pressida? Me peame ära lõpetama ja tooma kõigepealt selle sama, nii nagu Toomas rääkis, maanteeraha. See on olemas ja lõpetame ära Rail Baltica ja otse loomulikult ju sild. Siin ei ole mingit küsimust. Aitäh! Andrei kord! Aitäh! Ma täiendaks, et lõpetame ära Rail Balticut heas mõttes, aga tõepoolest, kui me räägime nendest arengutest, siis on visioon oluline, aga detailid on ka tähtsad, et seesama Peeter Vesterpäkke näiteks on Pärnuga tegelenud juba oma pool aastat ja praegu tema poolt rahastatud firma käivitas koos Pärnu kolledžiga arvutimängude loomise õpetust, kus osaleb 12 inimest, oleks 30, aga kolledžil ei olnud piisavalt ruumi selleks, eks me peame sisse vaatama,
kuidas selle 500 miljoniga läheb, mis linn sinna sisse maksab. Aga ka nendes muudes küsimustes on detailid olulised, et räägitakse, et kui sa ehitad midagi, siis küll nad tulevad ja hakkavad kasutama, aga tegelikult, kui me räägime näiteks lennujaamast, siis iseenesest see tööle ei lähe, linn peab väga proaktiivselt lähenema, Rail Baltic on kahtlemata oluline, aga kui linn ei loo sinna sellist logistikakeskust kaavajaama juurde, siis jällegi linn kaotab hästi palju ja see on selline töö, mis peab olema planeeritud väga varakult. Ja loomulikult selline üldine pilt linna planeeringust, et kui selle silla raha hoidakse endiselt kinni, siis tegelikult meil on oht, et kesklinn kolib seal, kus ta praegu on, sinna Papiniita ja sellest ma arvan ei võida kõik, keegi siin Pärnus. Ja ma arvan, et kui me vaatame sinna detailidesse sisse, siis me koos suudame paremat linna ehitada, aga selleks on vaja ikkagi natuke keskenduda ja loobuda sellistest isiklikest ambitsioonidest. Aitäh! Aitäh! Ma väikse täpsustuse teen, et meil on 12 vastavat arvutit, millega koolitus teha, kellel on oma arvuti, neil võivad ka juurde tulla. Ja nad võivad ka juurde tulla, jah, muidugi. Seal on auditoorium. Koridoris hästi palju ruumi iseenesest. Kuidagi väga tagasihoidlikul. Mida aga küsiks mulle niiviisi, et kas linn peaks rohkem ootama, kuni tulevad ettevõtjad või agressiivselt teatud valdkondades ise pakkuma võimalusi? Kindlasti pakkuma võimalusi, aga peab väga täpselt sihtima, et mis need valdkonnad on, sellepärast, et Pärnu on ikkagi väike linn, et ta kahtlemata kasvab, aga selleks, et see kasv oleks kiirem, me peame valima seda, kus me oleme tugevad. Ja jällegi, kui on erasektori poolt huvi, siis me võime seda võimendada ja teha sellist sünergiat haridusega, eks, ja sellisel juhul seesama arvutimängude teema, et selline väike koht nagu Kajani, kus on seal 37 000 elanikku Soomes, et seal on mitusada töökohta selles samas valdkonnas. Pärnus on praegu 60, aasta lõpuks on 90, aga järgmine aasta suure tõenäosusega see võib kahekordistada ja see võiks olla meie siht. Seal on palgad umbes 3000 eurot keskmiselt, kõige noorem selline arendaja saab 1600, et Pärnu jaoks on see tegelikult väga hea nišš. Aitäh! Sulev! Ja, ma läheks sealt selle sama teemaga kohe edasi, et Eesti 200 vaates on hästi oluline, et omavalitsused oleksid väga aktiivsed majandusarengu eestvedajad ja selleks rääkimata väikeriigist Eesti, meil kõigil omavalitsustena tuleb määratleda eelisarendatavad sektorid, sest me kõigega kindlasti ei suuda piiratud ressursside juures tegeleda. See piiratud ressursside juures omavalitsuse abi ja peamiselt oleks nende välja valitud sektorite õppekavade toetus huviharidusest kutse kõrghariduseni välja, ärikiirendite kasutamine nõustamiseks, rahvusvahelistesse projektidesse kaasamiseks, oskusteave kohale meelitamiseks ja välissuhete kaudu ka nende ettevõtmiste võimendamiseks. Ja kui vaadata, mida Eesti riik nende eelissektorite puhul valikuks on teinud, siis meil on mõistlik olla pragmaatiline ja vaadata, kuidas Pärnu nendesse raamidesse kenasti mahuks. Ressursside väärindamine meie mõistes võiks tähendada, arvestades Suur-Pärnu suurust, bioressursside väärindamist. Meile väga hästi sobivad rohepöörde valguses need meetmed, mida on kavandatud nutika energia kohale toomiseks. Turismi valdkonnas me võiksime tugevamini positsioneerida terviseturismi suunal ja kindlasti sobib meile ka IT-ambitsioon, milleks on vaja koostööd teha siis kinnisvarafirmadega, et A-klassi kontorite pakkumisi koos eluaseme pakkumistega IT-ettevõtete laienemiseks Pärnusse toetada. Kindlasti, nii nagu on Pärnu linn olnud viimasel 2 aastal kolledži arengut toetamas, oleks vaja täpselt samasugust tuge ka kutsehariduskeskusele. Pärnu majandusprofiil ootab väga paljude ettevõtete näol tööjõudu just kutsekast ja see on täna jäetud liiga üksinda, et HTM-is võidelda välja just 5. taseme
õppekavade lõpetajaid. Tööstusalade arendust saab võimendada sellega, et kasutada toetusi sinna juurde taastuvenergiaüksuste loomiseks. Ja kui me oleme siin ametis, siis me võiksime selle eest ka seista, et me koos siis taotleme, et väljaspool Harjumaad tehakse Eestist üks teine NUTS piirkond, sellega võimendatakse ülejäänud Eestile Euroopa Liidu toetusi ja üks ettepanek võiks olla, et rakendada dividendisoodustust neile firmadele, kes on investeerinud Harjumaalt väljapoole. Tänan. Aitäh, seda oli hea kuulata, seda ma kartusin ära natuke teiste liigele. Aga kuna see ülele, siis on sulle küsimust ei anna või on äkki? Ei ole, siis et küsimust ilma. Nii härrased, selle peal, alati. Jah, aitäh. Ma arvan, et kogu see värk on meil valesti. Mind huvitaks hoopis kuulata tegelikult teid. Ja ma tunnen ennast praegu arstina, kes üritab määrata ravi ja teha seda võimalikult hästi, tegelikult patsienti nägemata. Ja see võiks ühel hetkel kätte jõuda see hetk, et me kuidagi linna valitsemisse ettevõtjad sisse toome ja vaatame tõele näkku, siin huvid ei pruugi kattuda. See sektor, mis on linnale tundub vajalik, ei pruugi olla mingitel põhjustel tulevikuga ettevõtjate silmis. Linna töö on minu arusaamist mööda 2 tasandil. Üks on see igapäevane, mis paistab silma. Menetlemised võiks olla mitte maksimumajaga, vaid miinimumajaga. Linna tegevused võiks olla informeerivamad ja kaasavamad. Suvelise segadusteede osas jõudis ka minu kõrvu ümberkorraldused. Ja võib-olla peaks vaatama ka linnavalitsuse neid tööjaotusi ja töökoormusi. Ja see on see, mida te iga päev näete ja linnaelanikud tunnevad. Teine on, millest keegi ei räägi, on taustasüsteem. Siin tegelikult, ma eksin, oli kord jutt sellest maksubaasist ja nii edasi, aga taustasüsteem. Ja mul on küsimus, et kui meie sellega ei tegele, linnavalitsus ja sealhulgas ka ettevõtjad, kes sellega siis tegeleb? Minu arust ei peaks ükski minister, peaminister või president Pärnust pääsema keeruliste küsimusteta. Miks toimub Eesti arendamine eelkõige Põhja-Eesti ja Tartu huvides? Nüüd on juba tuli uudis, et teine atraktiivne suund on Paide tänu teedele. Et me peame ühel häälel siin tegutsema ja teist valikut ei ole, maksubaas, uus kohaliku omavalitsuste seadus ja nii edasi. Ja kõige alus on ühene visioon. On see kuurotlinn või tööstuslinn, ja peaks olema ühe lausega aru saada, mitte paksud 10 lehekülgedega dokumendid, millest keegi midagi ei mäleta. Aitäh. Auditoorium, tuleb nüüd või? Tule. Mul on küsimus. Jaa, aga te saate veel järgmises korras. Küsiks nagu seda Allari käest, et kas linn võiks olla rohkem investor või selline riskikapitalist või pigem pealtvaataja ettevõtluse suhtes? No see sõltub, mis teemaga meil tegemist. Kui on tõesti selline valdkond, mis keegi peale linna ei hakka vedama, siis peab olema linna roll muidugi suurem. Aga linna ülesanne ei ole ettevõtlusega tegeleda minu arust. Ja see, et me mõned oma ettevõtetega konkureerime, see, mina tahaks vähemalt sellest selgust saada. Okei, selge, aitäh. Viimane programmil sõnavalt. Kohe saate ära kuulata. Jah. Et mida kiiresti saab teha ja muuta on kindlasti see, et asjaajamiskiirust ettevõtjatele kaasavamaks ja soodsamaks. Et mul oli hea kogemus alles üleeile, kus siis eri pooled jälle vaidlesid teatud planeeringu üle ja ütlesid, et siin toimus päris kaasamine. Et see on kindlasti selline asi, mida saab kiirelt muuta. Teine on need teenused, mida omavalitsus täna pakub. Me kõik ju käime kuskil tööl või oleme ettevõtjad, et me vajame neid teenuseid, on ta siis lastehoid, haridus või mis huviharidused või mis iganes, et need oleks kvaliteetsed. Kindlasti on minu jaoks oluline kõrgharidusmaastik, et mitte ainult Tartu Ülikool Pärnu kolledž, vaid ka Paikuse politsei ja piirivalve kolledž ja Tallinna Tervishoiu kõrgkool, et nende vahel tekiks suurem sünergia koos kutseharidusega. Ühendused on siin mainitud, ma ei hakka neid üle kordama, aga kuna Pärnu ei ole enam oma keskuslinna piirides, vaid on tunduvalt suurem, siis need ühendused peavad olema nii head, et ka osavaldades oleks võimalik ettevõtlusega tegeleda.
et on ta siis internet või teed. Kindlasti, kuhu meie oma rõhu paneme programmiliselt, on väike- ja mikroettevõtlus. Ma ise juhin liiderpiirkonda ja näen väga edukalt, kuidas väikesed ettevõtjad tegelikult muudavad maailma, et nad alustavad kuskil nurgast ja kui sa annad neile väikesi toetusi ja neid võimendad, siis nad teevad lõpuks maailmakuulsaid asju, olgu selleks näiteks kas või Jaani Hanso. Ja munitsipaalpinnad on meie poolt ka pandud, et on ta siis üürikorterid või soodustingimusel äripinnad, et neid me soosiks ka programmida. Aitäh! Nii, auditooriumist on tulnud küsimusi. Ei tule ikka, ei tule, aga ma küsiks sult sellise... jah? Jah, palun. Aga vormistades küsimusele, palun. Jah, et kogu lugupidamise juures alla Lanemanni siiski me siin, vähemalt mina ennast patsiendina tunnen, et meie ees siiski on tohtrid, kes on meie muresi kuulnud valimistesse, kes 5 aastat, 10 aastat, 20 aastat ja täna me tegelikult ootame nendelt seisukohti, sest mis probleemid on ettevõtjal, nad täna juba teavad. Et nagu on valmistatud demokraatia pidupäev ja laseme neil rääkida, lubada ja eks me vaatame selle pealt, suunte pealt, mida lubatakse, mida kavatsetakse teha, et mida tal on. Aitäh! Aitäh, see oli repliik. Pärast saab vastata. Nüüd mul oli nagu küsimus selle repliigina, aga ma kasutan seda küsimusvariandi ära, kuidas auditooriumilt viimasel hetkel oli tulnud, et turism või tööstus? Ma arvan, et mõlemad, et ma ütlesin, et ma olen Tootsi briketivabriku omanik, kui ma omal ajal oleks keskendunud seal ainult turismile ja öelnud, et teeme midagi turismi, eks, ja siis pigem ma turundasin aktiivselt väikest piirkonda ja täna tegutsevad seal 4-5 tööstusettevõtet. Aitäh! Nüüd saate oma vahed. Palun. Andrei oli pikka aega hibeles. Ja, ma mõtlesin, see on lihtsalt debatt nagu ja siis ma saan nagu Alari käest midagi küsida, aga ma saan aru, see on selline poliitbüro formaat rohkem, et siis lähme ametlike sõnavõttudega edasi, mis siin ikka. Ants? Jaa, et tegelikult mainiti ju kahelt äärest ikkagi seda maksupoliitika küsimust, et võib-olla ikkagi mõistlik on korra siia sekkuda. Ma tean, et ka Roomekos Kraanik, keda täna siin ei ole, on öelnud, et kohalikud maksud on tähtsad ja eelkõige on Pärnu arutanud seda turismimaksu kontekstis. Et kui turist Pärnusse tuleks, et ta jätaks ka linnakassasse maha raha. Ja see debatt on tegelikult 3 aastat tagasi ju peetud siin päris aktuaalne ja isegi mõned ettevõtjad suutsid päriselt vihastada. Minu positsioon ja Isamaa positsioon selles küsimuses on tegelikult ühtepidi küll seda meelt, et kohalikule omavalitsusele õiguse maksu kehtestamiseks võiks anda, sest see omavalitsus peabki omama instrumente, millega tegelikult valitseda ja juhtida, aga teine pool jällegi, et nüüd kui öelda, et teeme ühe maksu juurde, et siis puhkeb lill õide, siis seda poolt ma paraku ei jaga, sest kõige lihtsam on raha kokku koguda nende käest, kes loovad, aga tegelikult omavalitsuse enda roll on ka luua ja tegelikult seda ressurssi, tulumaksu osa, mida laekub aasta-aastalt ikka üha rohkem tänu sellele, et ettevõtjad teevad hästi omavalitsuse tulubaasi, seda on ju näha ja seda on ka tunda. Et teeme nüüd ühe maksu juurde, et siis on nagu kõik väga hästi, et ma arvan, et ettevõtja küsib selle lisaeuro igal võimalusel ära, kui on võimalik. Aitäh! Aga see oli nüüd Silverile või siis Toomas? Toomas mainis ka seda teemat. Jaa, et ma arvan, et tänane seis vaadates, mis seisus turism on, siseturism meid sel aastal siiski toitis, aga mis seisus on välisturism ja täna minna kehtestama turismimaksu, ma arvan, et see on väga vale tee. Ma ei eita, et võib-olla kui ühiskond saab rikkamaks, võib-olla 10-15 aasta pärast, võib-olla siis on see mõte, mille üle arutleda, aga ma arvan, täna kindlasti ei ole see küps. Ja teine selline põnev mõte, repliik, mis ma tahtsin öelda, on selline põnev väljakutse tegelikult meie programmis lühendada haldusmenetluse tähtaegu 2 korda. Et selle idee autor tegelikult või ettepaneku tegija on Jüri Raidla, Pärnumaalt päritud advokaat, et tema koalitsiooni läbirääkimisel Tallinnas tegi sellise ettepaneku ja me seda ka arutasime. Ma arvan, et see on tõepoolest nagu väga tõsine võtmekoht, see on väljakutse, aga vaadake, ikka on see üldine tähtaeg 30 päeva. Millise arengu on teinud infotehnoloogia, eks ju, et kui palju abimehi tegelikult ka ametnikel on. Ma tean, et see on ikkagi täiendav surme, aga päeva lõpuks mõtlen, ega nad ju vastavad ikkagi nendele kirjadele ära. Aga vahe on selles, kas ta vastad sellel 29. päeval või vastad sa sellel näiteks 14. päeval.
ettevõtja või kodaniku jaoks on selles väga suur vahe. Nii et Karile küll ei meeldi see mõte, ka see mul lõpetada, aga olgu peale. Nii et ma arvan, see on väga põnev väljakutse, me peaks seda igal juhul mitte proovima, vaid tõepoolest nii-öelda. Ja loomulikult, kui on mingid erandjuhtumid, siis tuleb nii-öelda anda aega juurde ja loomulikult on mingid juhtumid, kus seda teha ei saa. Räägime ala planeeringute avalikustamisest, on ju. Kui me läheme neid tähtaegu lühendama, siis nagu keegi ütleb, ründame demokraatiat. Andres, ja soovitan küsimusi küsida teistelt. Ja see haldusmenetlus on teatud mõttes punane rätik inimestele, aga õiguskantsler on ju selgelt välja öelnud, haldusmenetlusest tuleb liikuda selles suunas, et ametnik hakkaks kasutama kaalutlusõigust. Sellist universaalset seadust, mis lahendab kõik küsimused, ei ole olemas ja see tähtaegadega mängimine tegelikult ma arvan, ka ettevõtjat lõpuks ei aita. Ettevõtja tahab saada vastus, kas saab või ei saa. See, et öeldakse, et arutame veel või et üks ütles ei, teine ütleb, ma püüan nüüd jaa öelda, see ei ole lahendus tegelikult. Et meil on pädevamaid ametnikke vaja, lihtsalt mitte, et tänased ei oleks, aga paremini vaja teha. Aitäh, Silver! Aitäh, et olen selle Toomase välja käidud mõttega 100% ka nõus, et tegelikult on vaja seda linnavalitsust kui organisatsiooni ka tuua veidi tänapäevastesse töörütmidesse ja luua need võimalused, et ametnikud me oleme sellega tegelemas tegelikult, et tuua linna samamoodi koostöös ühe eraettevõtjaga, kellel on plaan luua selline, ütleme, suhtlusaldusplatvorm linna ja kodanike vahel ja see peaks, see ei ole veel loodud, aga neid näiteid, kõige lihtsam asi on tegelikult juturobot, mida oleks väga lihtne võimalik integreerida Pärnu linna kodulehele, kus siis väga lihtsatele küsimustele on võimalik kodanikul või ettevõtjal saada vastused ja ta ei pea ootama ametniku meili. Et see on esimene asi, millega tuleks tegutseda ja tõesti tuleks tuua linnavalitsuse sellised töömeetodid tänapäeva. Andrei? Ja, selles mõttes bürokraatia vähendamine on kahtlemata oluline, aga sellised loosungid, et vastame 2 korda kiiremini on selline väga poliitiku lähenemine, et kui me vaatame, kus probleemid on, siis me oleme kokku leppinud ja ma loodan, et see kokkulepe peab, et näiteks meil on tõsised mured planeeringute menetlemisega, et mitte sellepärast, et vastused tulevad kaua, vaid sellepärast, et kui see vastus tuleb, siis seal võib olla midagi stiilis, aga paar küsimust ununes eelmine kord, et saate palun ka neile vastata ja siis tiksub jälle 3 päeva. Okei, hakkab tiksuma 15, aga see küsimus ei ole siin nagu päevade arvus, vaid suhteliselt neid täpsustatud küsimusi võib küsida 3-4 kordana. Et see ei ole see, millega nii-öelda klient, linnaelanik on rahul. Et siin peab ikkagi sisusse vaatama, mitte loosungite tasandil lubadusi jagada. Aitäh. Kas Andres tahab Andrei küsida? Ei, ma üldiselt. Aga siis on natukene järjekordselt. Jah, Alar. Aitäh. Eks ma enne mõtlesin, et kas ma kasutan arst-patsiendi võrdlust või rätsepi ülikond võrdlust ja üks mõte oli ka see, et kuidagi provotseerida ja elavdada. Sest et kui ma nüüd usun seda repliiki, siis mul jääb mulje, et Pärnus on kõik korras. See ei ole kooskõlas selle muljega, mis mul ennem oli siia tulles. Kui on kõik korras, kõik sujub hästi, natuke kohendav linnavalitsus, siis ega Pärnus pole asjad kehvasti. Linn on ilusomaks läinud järjest, asjad liiguvad. Minu jaoks on küsimus selles, et kas me oleme sellega rahul või me tahaksime, et toimuks ka mingi selline uus kvalitatiivne hüpe nagu eelmise sajandi 30-ndatel. Et ma üritan nagu aru saada, et mul jääb mulje, et osa teavad midagi, millest mina ei tea. Oleks tore, kui oleks võrdsed kaardid. Aga peamine point, mis ma tahtsin teha, on see, et see peab olema ühel häälel. Ja isegi ma jätkan oma esimest repliiki, et tegelikult oleks parem, kui me oleksime olnud ühel tasandil ja võib-olla niimoodi läbi segamine. Praegult on nagu meie rollid kuidagi vastutused nagu lahutatud. See ei ole ruumi lahenduslikult hea. Et see võiks olla ka koostööl abiks. Ma saan aru, et siin on nüüd 2 särast tahavad sisse sõita sinna peale. Andrei, hea meelega, palun. Mitte nagu nii väga sisse sõita, aga mul on lihtsalt nagu selline arusaam, et kui sa võimule pääsed, siis sa pead seda võimu kasutama selleks, et maailm läheks natuke nagu paremaks.
et kui sind häirib see, et pannakse mingid tänavad kinni ja sul on sinu erakonna abilinnapea vastava valdkonna peal, siis iseenesest see ei kõla loogiliselt. Et suhelge oma vahel, et mul on tema mobiiltelefoni number, ma võin jagada seda ja siis võib-olla maailm lähebki paremaks. Ma ei saanud sellest küll aru, aga... Mart Järvik, et see nimi võib-olla on tuttav, et ta on Pärnus meil on võimude lahusus, ta ei kuule Riigikogu liikmeid, nii et... No linnakodanikuna võib ikkagi alasi nagu pöörduda ja ma siiski loodan, et need erakonnad või valimisliidud, kes võimule pääsevad peale valimisi, nad kasutavad võimu selleks, et linn läheks paremaks. Ja see on ka praegu võimalik iseenesest, veel nädal aega on, ma loodan, et koalitsioon püsib. Hetkel laseme Alari ära tulistada siis Andres ja siis läheb edasi. See on tegelikult klassika viimasel ajal, et 2 koalitsioonierakonda või ka 3 ei saa aru tegelikult, mida nad teevad, aga eks aeg annab arutust. Tegelikult Alari viite kohta, selle kohta, et organisatoorselt peavad asjad muutuma, et ma kirjutan täiesti sellele alla. Täna saab Pärnu Postimehes lugeda seda, et linnavolikogu tuleb viimasele istungile arutama valitsuse liikmete palka. Tegelikult on küsimus ju selles, et erasektoris makstakse tulemuste eest. Avalikus sektoris on tihti räägitud, et see ei ole ikka aus ja ma arvan, et võib-olla ametniku puhul ei olegi aus rääkida tulemuspalgast. Ta tegelikult täidab neid ülesanded, mis tal on ametijuhendiga ette antud, aga vaadake kogu linnavalitsus. Kuidas me siis mõõdame? Tööandja on justkui rahvas või need samad volikogu liikmed ja nad ei saa isegi 4 aasta jooksul korra öelda, kas tulemuspalka maksta või mitte maksta. Et teeme mingi vaheetappi, ütleme, et täidame need ülesanded ära, need on prioriteedid, mis tuleb ära teha ja saame aasta lõpus korra kokku hindame ära ja ütleme, et kas see on okei. Mitte, et me ütleme, et 4 aastaks on palk selline. Vahet ei ole, mis juhtub majanduses, mis juhtub nii-öelda alamastme palkadega, aga see on üks tervik, see peab kokku toimima ja see on minu meelest probleem. Andrei, jätta küsimus meelde, praegu on Toomas võib ikkagi saada. Mul lihtsalt anda selle küsimus, kas ma tohin kiiresti küsida? Kiiresti? Jaa, et seal olid kõik erakonnad ja valimisliidud, kõik fraktsioonid olid esindatud seal koosolekul, mis arutas seda palgade küsimust, isegi sotsiaaldemokraatide kohal. Et mis takistas Isamaad kaasa lüüa selles arutelus? Kas teil oli nagu kuidagi see mõte nagu hakkas jooksma siis, kui see koosolek lõppes või mida see ei, Andrei, vaata, selle olukorrani oled sina viinud oma volikogu juhtimiseni, kuidas sa kaasad erinevaid osapooli. Kui sa ühel istungil võtad ära volikogu õiguse kaasa rääkida ja siis kutsud, et saame nurga taga kokku ja arutame neid palgaküsimusi selles mõnusas koosmõjus, aga vaata, volikogu koostoime küsimusi ei tohi koos arutada, neid otsustab koalitsioon ühehääletuse enamusega, siis vabandust, aga see ei ole koostöö. Tõesõnaga Isamaa solvus lihtsalt ja otsustas mitte avaldada. Küsimus ei ole solvumises, küsimus on, et mõtetut asjadega ei ole mõtet tegeleda. Mul on selline ettepanek, et me laseme 2 härrasmeest ära rääkida, Toomase ja Sulevi ja siis läheb saali. Minu palgast on ju nii palju räägitud, kui ma linnapea olin, et sellest saaks terve õhtu täis rääkida, aga ma ei taha küll nüüd olla kohtumõistja siin, ütleme, et Andres oli igal juhul väga põnev mõte iseenesest, eks ju, aga siis ma arvan, et võiks alustada Riigikogu liikmetest sellega, et tulemastasu alusel, et ma arvan, et see läheb natukene päris keeruliseks ja teiseks, otse loomulikult ei ole see minu hinnang praegu nende numbrite kohta. Üks, mida ma ütlen, mis on nagu normaalne. Normaalne on see, et tänane volikogu kehtestab järgmise volikogu palgad. See on normaalne, ebanormaalne tõepoolest. Ma ei ole kriitiline, kui nüüd siin keegi, selle koosseisu algul, ma ei mäleta, millal need muudeti, aga see peab printsiip olema. Mitte nii, et me saame võimule, saate aru, et nüüd detsembris kehtetakse uued palgad. See oleks nagu jabur, eks ju. Et selles mõttes, nagu uus volikogu on juba koos. Et printsiibis ma arvan, et see põhimõtteliselt on õige, sa oled Andres ise ka seda tunnistanud ju tegelikult, et ikkagi eelmine volikogu kinnitab järgmise volikogu palgad. Aga ma ütlen veel kord, ma ei ole praegu sellega andnud hinnangut selle kohta, et palgad õiged või väiksed. Oota, aga mul jäi see teine, vabandust, see, mis puudutas neid haldusmenetluse tähtaega, ma olen nõus täiesti, et sisu on võib-olla veel tähtsam kui tähtaeg. Aga kui vaja, siis tuleb appi võtta enese iroonia, aga võib-olla on see minu probleem. Ma mäletan ülikooli ajast, eksamile eelneval päeval õppisin ma sama palju kui sellele päeval eelneval 3 või 4 päeval. Aga võib-olla see oli minu probleem, eks ju, võib-olla enamus neid, kes on tudengid olnud nii-öelda viimasel päeval, mis eelnes eksamile, käisid peol ja kõik oli selge õpitud, aga ma arvan, et päris paljud inimloomus on sarnane nagu minul ülikooli ajal, aga et nüüd mind väga patuseks ei peaks, ma olen hulka vanemaks saanud ja mõne võrra muutunud, nii et aitäh. Aitäh, kiire repliik Andrei ja Andres. Ja, ma lihtsalt tahtsin meelde tuleda, et Andres eelmises koalitsioonis tõstis iseenda palka 3,3 korda ja siis oli okei. Ja nüüd kui me räägime järgmise koosseisu palgast, kaasame kõiki, tookord ma tuletan meelde, opositsiooni toetanud sinna ettepaneku, aga nüüd kaasame kõiki, leiame konsensust ja Isamaa ärkab ja avastab, et tegelikult see ei ole konsensus, vaid
Andresel on omad head mõtted. Minu arust nii poliitikat ikkagi teha ei ole ilus. Ma muidugi ei oleks arvanud, et sellest saab nüüd nii aktuaalne teema. Ma vaatan, et see huvitab poliitikuid rohkem tegelikult kui saalis olijaid, aga ma markeerin nagu selle ära, et Andrei, palun püüa aru saada, et moodustati uus omavalitsus ja eelmised volikogud ei saanud neid otsuseid teha uue omavalitsuse kohta, et sa pead sellega leppima, sulle see meeldi, aga ma toon näite, et kui omavalitsus loob endale allstruktuurid, näiteks ühistranspordikeskuse ja kirjutab ära juhatuse liikme lepinguse sisse tulemustasu ja siis, kui on see mõõdiku arutamise koht, siis linnavalitsuse liikmed, kes osalevad selles nõukogus, ütlevad, et ei ole ikka piisavalt hästi tehtud ja ei maksa. Paneme võrdsele positsioonile, kui me tahame, et asjad arenevad, siis oleme selles küsimuses võrdsed, teeme kõik. Ei ole nii, et ühed on pühad lehmad ja teised ei ole. Ma pean oluliseks tasakaalu mõttes repliigi, et Andres ei tõstnud volikogu ikka tõstis. Okei. Tulevad tükk aega oodanud, siis läheb saaliks. Jah, head inimesed, ma siiralt lootsin, et kui me täna siia debatile tuleme, siis me ikkagi teeme kõik katsed, et püsida ettevõtluspoliitika raames. Viimased 20 minutit on sellest selgelt täiesti väljas olnud. Ja kui mina näppu tõssin, siis ma järgisin moderaatori üleskutset, mis oli meil kodutööna ette saadetud, et me küsiks üksteiselt küsimusi. See oli see koht, kus ma näppu tõssin. Ja ma soovisin siis esitada küsimuse Andreile, et teil on Keskerakonna programmis selline seisukoht, et linna arengule kasulike ettevõtete puhul te aitate neil teede ehituse ja tehnovõrkudega liitumise osas. Et siit küsimus, millised ettevõtted või ettevõtmised on linna arengule kasulikud ja mismoodi käib tehnovõrkudega ühinemise toetamine? Ja kui sa loeksid selle laus lõpuni, siis seal on ka kirjas, et tegemist on firmana, kus on 10 inimest tööl. Et sellest tegelikult piisab, et kui sa ehitad näiteks midagi sinna logistika huvi nagu pinnale, mis loodavasti kerkib sinna kaubajaama juurde, siis linn toetab ühendustega, mis on logistikakeskuste puhul väga tavaline praktika. Seda kasutatakse igal pool, Ida-Virumaal näiteks on see hästi edukas ja Pärnu, nagu ma alguses mainisin oma sõnavõtus, võiks nendest uutest projektidest võita palju rohkem kui see, et meil tuleb näiteks reisiterminal, kust saab Tallinnasse 40 minutiga, et meil on ka uusi töökohti vaja. Aitäh! Aga nüüd läheb saali. Ja Andres oli tükk aega valmis. Jah, aitäh sulle, sa võtsid mul osa sõnasid suust. Et ma tahtsin ka tagasi tulla ettevõtluse teema juurde. Ja mulle tegelikult sümpatiseeris Alari mõte, et mida teised on ka Äriveeri toetanud. Ehk et ettevõtetega tuleks rääkida ja uurida, mis nemad arvavad ja siis selle põhjal hakata rääkima ettevõtluse arendamisest. Minu küsimus on, kuidas linn teie arvates seda teeks või peaks tegema ja kas või millises rollis oleks ettevõtete ühendused selle küsimuse lahendamisel? See on siis kõigile küsimust? Okei, aga siis hakkame siit otsast pihta. Eks erinevate ümarlaudade kaudu ja organisatsioonide kaudu on seda kõige parem teha. Ja kui on vaja, siis maavanemana sai võetud ka kiired lauad kokku, et igal juhul tuleb olla täna ettevõtlus soosiv, et arvestades seda, et me elame muutuvas maailmas, on ta siis rohepööre või energiamajandus. Minust me sellele küsimusele vastasime, tegelikult see oli teine, aga võib-olla vastus oli nii vilets, et see siin ei rahuldanud. Ma kordan selle üle, et mida on ka öeldud, ega siis linnavalitsuse ettevõtlusega tegelema ei hakka. Ja loomulikult ei hakka linnavalitsust tooma ka mingid ettevõtted kuskilt mujalt ja nii edasi. Tema eesmärk on ikkagi vastava keskkonna loomine. See sama palju räägitud Via Baltikas, see sama näide ramirendi näol, et tehasi tegemata. Lihtsalt see on probleem, et see tee on nii kitsas, seal on nii palju trakke, seal on 1100 trakki ööpäevas, see on probleem. Ja teine näide, kus Pärnu konkreetsemalt on sekkunud, see oli juba minu ajal vist hakkas pihta vaikselt, on näiteks Loode-Pärnu tööstusküla. Ma arvan, see on väga äge asi. Loomulikult osadel ettevõtjatel, kes kinnisvarasektoris tegelesid, oli põhjust olla natukene kriitiline, kuna linn müüs seal vähemalt algfaasis, ma ei tea, mis hinnaga täna müüakse, neid maad väga soodsa hinnaga. Aga selleks, et sinna saada esimene või teine või kolmas investor, kes on valmis sinna investeerima, siis sa pead natukene võib-olla müüma soodsamalt, kui see turuhind on. Ja teine põhjus, miks linn seda pidi ka tegema,
oli asjaolu, et meil oli ikkagi tähtis mingi töökohtade arv ehk nii-öelda sotsiaalmaks, mis pidi nii-öelda tagasi laekuma, kuna seal oli riigi raha, mida me kasutame selle väljaehitamiseks. Ja minu arust täna ta töötab suurepäraselt. Täna nii-öelda ettevõtjad ütlevad, kuule, et kas ei saaks sinna kuidagi kohta. Et ma arvan, et üks väga väike tore näide selle kohta, kus tegelikult linn läbi selle infrani, et mina ei loo illusioone, et linn hakkab saapaid tootma, eks ju. Et meie asi on nendele probleemidele reageerida, mis ettevõtjatel on ja otse loomulikult, kui oleme ettevõtluskojas, see on loomulikult kõige tähtsam, et ei saa üle ega ümber. Andrei. Ja ma pean tunnistama, et ma ei olnud nagu üks nendest, kes Aari mõtet toetas, et ma ei usu, et linn peab lähtuma sellest, et mis teised ütlevad, et nüüd peab niimoodi tegema, ja siis jääb ootama, et mis need ettepanekud tulevad ja siis valib nende seas, ma ei tea, juhuslikult ilmselt nagu selle õige ja teeb ära, et ma arvan, et see ei ole nagu see, mida poliitikult nagu inimesed ootavad. Aga kui küsimusele vastata, siis meil on kaasamise hea tava olemas, et ta võib-olla ei toimi nii hästi nagu peab, aga üldiselt nagu need huvilised ikkagi on kaasatud, aga linn peab hästi proaktiivselt lähenema, et see sama näide, kus Peeter Vesterberg tahab, et 30 inimest saaksid arvutimängude programmeerimist õppida, sest neil on neile töökohad pakkuda ja kolledžisse nad ei mahu, et iseenesest on nagu linna koht, et kui ta nagu läheb, üritab nagu vaadata, kas äkki on mõnes koridoris mõni nurk nagu olemas, kuhu saab selle inimese arvutiga panna, et või tegemist on 8 inimestega, kes lähevad tööle ja iga selline töökoht loob 3 töökohta juurde linna. Et see on selline hästi, neid näiteid on tegelikult hästi palju, et kusagil seal 7 aastat tagasi ma tegin sellise Open Coffee formaadis ürituse, kuhu me oleme kutsunud kõiki IT-tegijad, keda me suutsime tuvastada, et tundus, et toona ei olnud linnas neid väga palju, aga tuli 100 inimest, nüüd on neid juba mitusada ja ma arvan, see ongi nagu linna nagu strateegia kaasata inimesi ja pärast nad saavad ise hakkama. Aitäh! Andres? Aitäh! Esiteks ma arvan, et ettevõtlusteemadel tuleks vaadata kindlasti üle linnapiirid, et tuleb võtta aluseks vähemalt see maakonna suurune üksus, et siin tuleks koos laua taga istuda, arutada nii omavalitsused kui ettevõtjad, mõlemad osapooled. Kindlasti ka sellise ümarlaudade vormis suhtlemine on teretulnud, aga ma arvan, et see ümarlaudade aeg selleks ilmselt vist on natukene läbi, et linnavalitsus kutsub kokku ettevõtjad ja siis kuulab ära, mis neil öelda on. Minu arvates peaks on nagu teistpidi, et ettevõtjad kutsutakse kokku ja linn pakub välja mingisugused ideed, millega tahetakse tegeleda ja küsib sellele siis nagu ettevõtjate tagasiside, et kas nende asjadega minna edasi või mitte minna edasi, sest ametkonna sees on mõnus kookigi üpsetada, aga kui keegi pärast seda nagu süüa ei taha, siis on nagu vähe kehvasti. Ja kindlasti sellised planeeringupõhised lähenemised, et mina näiteks võtaks ette lisaks kaubajaama sidumine siis sadama piirkonnaga läbi Pärnu tööstusküla, Loode Pärnu tööstusküla ja lennujaama piirkonna. Ma käivitaks Tallinna lennujaamaga koos kindlasti kogu selle ala, mis puudutab lennujaama ümbrust. Selle planeerimisprotsessi vaataks, millised potentsiaalid on võimalik seal käivitada just tööstuse arenguks. Väga tugevalt survestaks riiki sellega, et kui Liivilahe tuulepark tuleb, et siis otseliin tuleb sinna samasse tööstusalale, kus on võimalik tulevikus saada siis võrgutasuta elektriühendust. Et need on nagu väga tõsised asjad, mis mõjutavad ettevõtjad iga nurga. Silver. Aitäh, et tegelikult ju küsimus oli väga lihtne, et kuidas kaasata ja kuidas ettevõtjad oleks rohkem kaasatud, et omast kogemusest võin julgelt öelda, et tegelikult kui minna juba praegu linnavalitsuse poolega, tegelikult keegi ju sealt välja ei lükka ja minema ei aja selle konkreetse idee peale, et tegelikult linn teeb praegu ka väga palju, et korraldatakse üritusi, ka täna siin samas majas oli ettevõtjatele siis suunatud üritus. Pärnu puhul on aga üks väike selline, ma ei oska öelda, kas on viga või miks see nii on, olen ka seda ise oma ürituste, kui ma olen korraldanud üritusi tähele pannud, et tihtipeale tulevad kohale ühed ja samad näod, et see, kuidas saada inimesi juurde, see on hoopis teine küsimus, aga ma loodan, et ma vastasin sellele küsimusele.
Ja ma pooldan seda, et tuleb mõlemas suunas tööd teha. Et kui ikkagi linnavalitsusele Henkel või Matek ütlevad, et nemad on maksumaksjad, aga selle maksuraha pealt ülalpeetavast haridussüsteemist tööjõu pealekasvu ei ole, sest haridussüsteemis on mingi probleem, siis isegi kui on riigikooliga tegemist, siis ma arvan, et linnavalitsus peab reageerima, peab otsima võimalusi, kuidas alates huviharidusest, karjäärinõustamisest tekitada huvi nende asjade vastu, kuidas aidata kaasa sellele üldisele tendentsile, et põhihariduse lõppedes valitakse rohkem praktilise hariduse kasuks. Aga teiselt poolt võib tuua näiteid, kui me ei lähe Jõhvi tehnoloogiakoolile Pärnusse tuleku pakkumist tegema, siis nad valivad mingi muu linna. Lüüleo sai endale Facebooki andmekeskuse Rootsis sellepärast, et linnapea käis 2 korda Facebooki peakorteris USAs seda väärtuspakkumist esitamas. Narva sai endale Aquafori investeeringu selle tõttu, Narva linnapea käis ise Peterburis seda väärtuspakkumist esitamas. Ehk siis, kui me tahame siia IT-valdkonna, kui me tahame, et meie bioressurssi ei veetaks sadama kaudu välja, vaid sellest tehakse nutikaid tooteid, nii nagu meile Graanul näitab ees, kuhu võib selles väärtusahelas liikuda, siis me peame ka selles suunas, et lisandväärtusega kõrgemaid sektoreid tõmmata, ise olema aktiivsed. Aitäh, muideks me läheme 19 Jõhvi külla neile, nii et kaasa tulla. Alun. Aitäh selle komplimendi eest, et mu teema püstitus ei olnud asjata. Kuidas see koostöö võiks olla, ma arvan, et me kõik teame, elus on ju niimoodi, kellel vaja on, see algatab. Ja kui on ühised teemad, siis ma arvan, mõistlik on kasutada neid esindusorganisatsioone, mis on olemas, nad selleks ju loodigi. Ja kui on eraldi või üksikud teemad, siis tõenäoliselt on see mingi konkreetse ettevõttega. Ja ma arvan ka, et me kõik teame, et kui on mingi põletav teema või keeruline teema, siis räägid inimesega. See, kelle kompetentsis usud või see, keda sa tead. Nii et mõnda, keda ma tean saalis, mina näiteks helistaks, küsiks, kuidas selle asjaga on, mille peale peaks mõtlema. Sest elus me nii ju toimetame, räägime inimestega. Aitäh. Palun. Ja tervist. Aare Raev ettevõttes Damiatiks, kaasasutaja ja tegevjuht. Üks mõte ja üks küsimus. Mõte selles, et valimised on kohe ukse ees ja kui te ei tea, mida ettevõtjad tahavad, siis teil on kodutöö tegemata. Teine asi see, et küsimus seoses menetlusaegadega, siis minu küsimus teile on see, et me elame infoajastul. Kuidas te digitaliseerite ära linnavalitsuse teenused niimoodi, et need menetlusajad vähenevad? Sest küsimus ei ole ametnikas, vaid küsimus on digitaliseerimises. See oli kõigile. Kuidas keegi saab vastata? Okei, kes tahab vastata? 1 minut. Ja, Silver on järgmine. No ma saan aru, et te toetate seda ettepanekut. Loomulikult, ma arvan, et see hakkab ikkagi nõudest pihta, linnapeast pihta, kui ta ütleb, et see on eesmärk, siis ma arvan, seda ka tehakse ja leitakse see meetod, kuidas need, kui on vaja seda digitaliseerida, mida iganes on ju, et ma olen päri, et kui seal ka survet ei ole, on ju inimesel ikka mugav seda oma vana telefoni kasutada, või vanad meetodid, nii et ma arvan, et see sõltub ikkagi eesmärgiks, eesmärgi püstitusest, et mina tõsimeeli ei alahinda seda ja loomulikult selle eeldus, ma ütlen isegi, ma jällegi ei oska hinnata täna koosseisu, et ma olin ka, nagu ka veel isegi minu ajal, ütleme, kui juba olid vähe paremad ajas, mitte kuidagi ei õnnestunud seda ka koosseisu nagu koomale kuidagi tõmmata. Me tegime selle esimese lõikuse ära, eks ju. Aga peale seda tundus ka, et meil tulid ikka arvutid ja särgid, värgid on ju ja ikka jäi see nagu samaks. Need selles mõttes ma olen seda, et ega siin sellise ilma administratiivse lõikamiseta ei saa. Kui lihtsalt inimest ei ole, siis on vaja, et masin seda teeks. Võtame kaubandus väga ere näide, ütleme need iseteeninduskassad on ju, kus tööjõud on läinud täna nii üles, on ju, Selver oli üks esimesi, kes seda kasutas, vaatas, ei tea, täna kõik teevad seda juba, et selles mõttes nagu peab olema ikkagi teatud surve, ettevõtja jaoks on see rahaline surve, aga omavalitsuse jaoks peab olema administratiivne surve või ettevõtjate poolne nõue, kui te ütlete, see sama teie koda, hinnake seda, on ju, seda sama võimalikku ettepanekut, kas on teie jaoks väärtus või ei ole, kus on väärtus, käige välja, tehke mingi otsus, tehke linnavalitsuse ettepanek, et praegu on õige aeg teha, sest koalitsiooni läbirääkimist ei ole veel alanud, nii et selles mõttes, tõsimeeli, kui see on teie jaoks oluline, tähtis, üks konkreetne väljund. Aga tõepoolest on muid ettevõtjaid ja õige märkus selles suhtes kodutöö tegemata, aga ega me nüüd kõike ka jälle teist ei tea, nii et sellepärast me täna see kokku tulime, et dialoogi pidada, nii et. Aitäh, et tõsi, ma olen seal linnavalitsuse majas praegu suhteliselt värske veri ja tulles IT-sektorist ja väikestest iduettevõtetest, siis tõesti see
selle suure masinavärgi vedamine tundus mulle ka üsna selline ajas tagasihüppe päris mitu perioodi ja ma olen seal üritanud seda ikkagi suruda, et need asjad liiguksid seal, ma olen tutvustanud neile seal uusi kommunikatsioonivahendeid, mis praegu siis kasutatakse omavahel meeskondade vahelisel suhtlusel või siis ka mingite koosolekute tegemiseks, aga muidugi tuleb mõista ka seda, et need süsteemid peavad olema turvalised ja lihtsalt see üleminekuperiood, siin tuleb anda mingi aeg, et ametnikud saaksid harjuda ja inimesed saaksid oma töörutiini muuta, sest et väga paljud ettevõtjad, kindlasti kõik siin teavad seda, et teie päris paljud töötajad töötavad tänasel päeval kodust. Ka sellele tuleb mõelda ja olles asutanud siis Forward Space'i kaugtöökeskuse, ma näen ka seda, et tegelikult osa valdades võiks olla samasugused keskused. Lühike vastus Aarele, et nii nagu tootmise ja teenindusettevõtted digitaliseerimisse suhtuvad, nad valivad endale hea partneri, kes aitab neid nõustada, kuidas see protsess tõhusalt ja kiiresti ja efektiivselt läbi viia, nii tuleks ka linnavalitsusel toimida. Aitäh, Andres! Ja ma tahtsin ka, osalt on see küll riigi funktsioon ja nende andmebaaside suhtlema panemine tasakesi läheb, aga kõik saavad aru, see on kohutavalt kallis. Aga mis on põhiprobleem selle digitaliseerimise kontekstis, kus me näeme, et raha läheb ka meeletult tuulde, on tegelikult selles, et seda tellija võimekust ei ole. Ka riigil ei ole seda teatud juhtudel olemas. Öeldakse, et tehtagu, oldagu, tuleb keegi analüütik nõustaja, paneb paberile asja ja lõpuks tegelikult kõik vaatavad otsa, et kas see oligi see asi, mida me tellisime. Et see tellija võimekuse loomine kohalikus omavalitsuses endas peab see pädevus tekkima, muidu ei ole võimalik edasi saada. Aitäh! Andres, on teie siis Alar? Ja ma tohiks Andrest tõepoolest see, et sa pead aru saama, mida sa ikkagi tellid. Et, ei ole nii, et sa võtad mingisuguse moodsa sellise instrumendi ja kohe kõik hakkab sujuma, et sa pead vaatama protsesside sisse ja kui sa näed, et kusagil on kitsas koht, siis väga tihti ei ole see kinni selles instrumendis, mida sa kasutad, vaid ongi selline protsesside ülesehitus. Et sama planeeringute näide oli päris hea, et sa võid sinna, ma ei tea, Trellot nagu peale panna, aga ega see ei pane nagu inimest esimesel katsel kliendile kõik need küsimused esitama. Et sa pead vaatama, mis sul selles töö ülesehitus viga on ja siis valima instrumente. Et ma arvan, see, mida Toomas rääkis selle koosseisu vähendamisega, esiteks see töö on tehtud, aga meil on see probleem, et täna linnavalitsus tegelikult väga ei jõua sinna osavaldadesse näiteks, et see on natuke nagu lahti lõigatud Pärnus sellest keskuslinnast ja see on üks sünergia koht järgmiseks valimistükliks. Alare siis 2 repliiki. Aitäh, ma kõigepealt vastaks teisele küsimusele, et tsiteerides iseennast, muidugi ei ole väga maitsekas, aga usalda inimesi, ma usaldaks Toomast, kellel on väga pikk kogemus ja see tema vastus, ma arvan, oli üsnagi mõistlik ja kärpimised ja ümberkorraldused ei ole ju eesmärk iseenesest, eesmärk on efektiivsus. Nii et rapsida ei maksaks. Mis puudutab kodutööd, hinnangutega on alati ohtlik kiirustada, tegemata või mitte. Kui on kohtumine, siis oleks võinud ka minu poolt ma piirduda sellega, et tsiteerida programmi. Aga kui on kohtumine, selles peitub suur potentsiaal ja seda ma pidasin silmas, et ma hea meelega kuulaks ka ettevõtjad. Aitäh. 2 repliiki siis, Silver ja Andres. Ja, ma kiirelt ütleks seda, et see üleminek toimuks ka kiiremini, on vaja, et linnavalitsus oleks noored inimesed. Mõni vana võiks ka olla. Nüüd võivad vanad plaksutavad. Aga need läks meelest ära, mis ma tahtsin. Karri, kui tohib, ma ütlen ühe 90ndate alguses, kui meil see rahvusvaheline suhtlemine ka Kaitseväes läks väga aktiivseks, siis paljud imestasid, et teil on nii noored inimesed sellistel kohtadel, kus tavaliselt ollakse 20-30 aastat hiljem. Ja keegi siis ilusti kommenteeris, et ärge muretsege, noorus on puudus, mis möödub ruttu.
tuli... Ei, ma lihtsalt Andres tulen appi, et ma arvan, Andres, sina kvalifitseerud, aga mina ilmselt enam mitte. Selge, aitäh. Tuli meelde? See, ütleme nii, et valik on tehtud. aga läheme nüüd selle osavaldade juurde tagasi, et siit jälle kumab minu meelest läbi see, et kui räägitakse, et tuleb küsida, tuleb ka ettevõtja käest küsida, siis täpselt samamoodi, ma arvan, tuleb küsida nende endiste valdade inimeste käest, et mida te näete, et mis see võiks olla lahendus. Ja ma arvan, et see, et kui me loome Pärnusse Forespace'i, et kas me loome selle nüüd Audrusse samal kujul või Paikusele, ma arvan, et see ei ole jälle ühetaoline lahendus niimoodi käituda. Et tegelikult mida ootab, ma arvan, osavallas, kui ma ka ise maal ajan ettevõtlust, ootab, et lõpuks see andmeside, kvaliteetne andmeside jõuab talle koju või ettevõttesse, et ta saab asju teha. Keegi ei hakka käima Audrus ilmselt kontoris oma, ma ei tea, arveid vormistama. Tähtsade repliik ja lühike. Ja ma ütlen ka nende e-teenuste kohta ära, et ma tegelikult ei kujuta ette, kui iga omavalitsus on nagu oma nägu nendes igasuguste e-taotluste asjadega, et need peaks nagu riiklikult kuidagi ette töötama. Ma tean, et planeeringutes jõuliselt nagu liigutakse sinna suunda, et see on nagu koostöös riigiga ikkagi üle Eestiliselt paika panna, et me ju täna teeme oma maksudeklaratsioone ka kõik väga edukalt e-teel, eks. Aitäh! Härra Rammotoor ja siis saad Peetrile. Ei ole jah, kui teemaline. Mul on Silverile lühem küsimus ja siis võib-olla üks pikem küsimus, et kõikide programmides on ja väga oluline kindlasti ongi suured ühendusteed, Via Baltica, Rail Baltica, ühtepidi see on riigi rahastusega ja kui omavalitsus midagi ei teeks, nad võib-olla isegi tuleb niisama ka. Seal samas omavalitsusel on ikkagi väga suur ja tugev roll see, et see tuleks ja et need ühendused tuleks selline, nagu nad oleksid vaja meile Pärnule. Et mul on Silverile küsimus, et kuidas sa hindad linnavalitsuse senist tegevust näiteks kõigi nende Via Baltica Pärnusse tulevate ja Pärnust välja minevate poolpoole menetlust, et kas see temaatika on sul täna laua peal, pakis all, pakis peal, et kas need mured, mis Raeküla rahval on seoses selle lõiguga, kas need on lahendatavad ja kas olete kohtunud sel teemal näiteks Häädemeeste vallavallaga? Teine küsimus, mis ma kohe küsiks, on nende tootmisaladega. Loode Pärnu, jah, see tõstis siin kergi, aga ta sai tehtud ja ta oli tegelikult, kõik vallad teevad neid ja jagavad neid välja. Seal samas, aga me teame näiteks nagu praegu ehitatakse Kibunsa tänavat, mis on Pärnu linnavõrgu tänav, aga seda tänavat peab rahastama seal kõrval olevad ettevõtjad. Et ühtepidi see kulutus, mis on nendel ettevõtjatel, see on nende jaoks marginaalne. Seal ümber asuvad ettevõtjad, kes on Pärnu mõistes suurimad eksportijad. Üks firma näiteks seal Ecobits, kellel on vist 90-95% on Ameerikas eksport. Tal ei maksa see midagi, aga see suhtumine linna poolt, sa tahad see tänavat saada, on küll linnavõrgu tänavat. Ehitage see ise välja. Nii, Silver, 2 küsimust ja 1 minut. 1 minut, jah. Okei. Selle Tallinna-Pärnu 4-realise teega on tõesti niimoodi, et see on pakis, ütleme, kuskil seal keskel. Et jah, on keskel. Aga te ei tea, kui suur see pakk on, täpselt. 3 meetrit, jah. Ega me oleme neid teemasid tõesti arutanud seal ja mis puudutab seda Raeküla nüüd lõiku, siis see oli vist üks esimesi selliseid kirju, mis ma ametisse asudes sain. See, mis Raeküla ala seal puudutab, et minu arust see teema sai lahendatud juba aasta alguses. Okei, aga teine küsimus, suure firma? Selle Kibuvitsa tee väljaehitamisega, jah, no selles mõttes on tavapärane praktika olnud, et kui omandatakse mingi krunt,
seal puudub juurdepääs, siis rajatakse see juurdepääsutee selle ettevõtte poolt. Tahad küll repliikiga praegu ei saa. Saal on ootel juba mitu küsimust. Peeter. Aitäh, kuna ekslinnapea Andres läks korralt vahepeal ära, andis mikrofoni ja ekslinnapea küsis enne mind, siis ma kasutan juhust, et ma ka kõigepealt korraks repliigi vahele, et ma härra Laneman ka ei jaga seda teie öeldud väidet, et miks me oleme eri kõrgustel ja miks me ei saa teie arvamust kuulata, et 2 nädalat on valimisteni. Te olete linnapea kandidaadid. Kõik siin olevad ettevõtjad teavad, et ettevõte on oma ettevõtte juhi nägu. Me tulimegi siia vaatama, mis nägu hakkab järgmised 4 aastat olema see linn, kuigi ma arvan, et see seltskond teab väga hästi, et me valime volikogu, mitte linnapead. Ja just seetõttu, eks kõik siin saalis allpool olijad soovivad kuulda, et mis nägu selle teie juhtimisel linn hakkab olema ja uskuge mind, see väljapoole, see, mis juttu räägib Pärnu linnapea, kus ta käib, nii nagu Sulev kirjeldas, ja missugust sellist juhi tööd ta teeb visuaalselt, on ülioluline selle linna tulevikus. Aga 2 sõnaga juba Silver, kes ainukesena ei ole linnapeakandidaat siin, vaid praegu abilinnapea ja kandideerib, et Silver mõne sõnaga ütles, viidates, et linnavalitsuse töötajad peaks olema tunduvalt nooremad. Ma küsin teie kõigi käest, et nii hästi töötab meeskond, kui hästi on ta motiveeritud ja minu kui volikogu liikme arusaam on küll, et linnavalitsuse, mitte küll linnavalitsuse, vaid just nimelt nagu ametkonna töötasud on suhteliselt mitte motiveerivad. Et kas peale seda, kui teist on saanud linnapea, tõusevad ametnike palgad ja nad saavad paremini motiveeritud? Nüüd on palve selline, et kuna küsimusi saalist on päris palju, siis palun vastata repliigiga, et jah, ei ja siis 2 lauset. Ja Silver ja siis läheb edasi. Ja aitäh, et tõsi, linnavalitsus on käimas praegu linnavalitsuse kui organisatsiooni erinevad teemagrupid ja üks teemagruppidest on tõesti palga küsimus ja tegelikult on väga tore see, et päris mitmed linnavalitsuse ametnikud ja töötajad on teenuse disaini õppekaval või lõpetanud ja linnavalitsus ongi ju teenusepakkuja, ehk siis selles mõttes seal sisu poolt juba asjad keeravad. Alati valmis aitama. Just. Andrei? Jaa, ma selles mõttes nagu Silverit ei tasu ju allahinnad, et kunagi Toomas sai linnapeaks peale valimiste võitu ja siis Romek sai tema nimekirjast linnapeaks, nii et selles mõttes kunagi ei tea, mis tulevik toob. Aga ma küll ei toeta, ma ei jõudnud nagu toona vastata Silverile, ma absoluutselt ei toeta mõtted, et vanemad inimesed on kuidagi vähem võimekad, et Ameerikas on nad näiteks IT-sektoris edukamad kui nooremad, nii et küsimusele vastus on jah, aga pigem struktuuri osas, et lihtsalt võiks üle vaadata seda, mida Toomas ütles, et vaadata, mille eest ja millist palka saavad inimest. Aitäh. Toomas, siis Sulev. Mina juba oma ea tõttu ei saa Silveri seisukohta toetada, aga päri sellega, et see peab tasakaal olema, see peab olema nii nooremaid, ega siis mina ei mõtle nii nagu sina ja selles mõttes noori inimesi on kindlasti vaja, see mingi rotatsioon peab toimuma, sellega 100% nõus. Aga Peetri küsimusele, et nagu sa tead, et mina olen ikka väga ettevaatlik nende põhitegevuse kulude kasvu osas, et mida rohkem me seda kasvatame, seda vähem jääb investeerida, aga loomulikult seda konkurentsivõimet peab järgima ja kui mina olin linnapeas, see oli natuke võib-olla lihtsam. Oli väga lihtne lugu, et 4-1 koondasime ära ja selle koondatavast mitte kogu palka, aga 80% jagasime järgi jäänud 3 vahel. Et nii oli tol ajal väga hea palka tegelikult tõsta ja efektiivsust tõsta. Sulev ja siis Kalev. Minu vastus kodude põhjal parema tulemuse loomiseks linnavalitsuses on Peetri küsimusele jah. Kalev? Jaa, et mina olengi väga paljudes kollektiivides noorem olnud ja mina ka ealiselt ei diskrimineeriks kedagi, et vanadelt on palju õppida, aga ise ma jääksin 65 aastat pensioni küll, et selles mõttes... Aitäh, korras! Jaa, aga ma ütlen võib-olla selle palga kohta ka, et see küsimus oli ka, Kari. Et kindlasti need inimesed, kes täna teenivad alla keskmise palga, et nende palgatõus oleks minu ajal kiirem. Alar? Ma vabandan, et ma jälle teen tagurpidi, aga millele see hinnang põhineb, ei ole mitte motiveeriv see palk? Kas on mingi küsitlus või keegi ütles või kus see välja tuli? Ju nad väiksed on? Et ma oleks väga ettevaatlik. Palk on väga oluline ja palgatõus on alati väga oodatud, aga esiteks alustada sellest on väga vale signaal.
Mis puudutab kodutööd, tõenäoliselt see on hea nõuanne, et mitte oodata valimiste lõpuajani, aga valimiste käigus eesmärk on peamiselt oma programmilisi seisukohti levitada. Nii et oleks ma teadnud, et huvi on suurem, oleks seda varem teinud. Et selles mõttes võtan vastu. Aitäh. Andres, saad ka midagi öelda? Jah, eile oli õpetajate päev, aga õpetajad teatakse ju peaasjalikult poliitringkonnas alati selle järgi, et nende palk on väike. Et see, mõni asi sobib poliitikule, mõni asi sobi. Aga loomulikult teenuse kvaliteet ja organisatsiooni nägu algab töötajast. Et me jätkame seda liini, et lasteaia aednikest kuni tegelikult elukaare lõpuni hooldustöötajateni see olukord peab muutuma. Me oleme tegelikult katastroofi äärel. Aitäh! Sinna! Roland Kuusik, AS Katja Koo. Katja Koo on Pärnu linna ettevõtte aastast 1995 ja ilmselt olete kuulnud, et soovime avada Perakülas liiva- ja kruusakarjääri. Teil oli siin eelnevalt juttu ilusatest ehitusobjektidest, Via Baltica, Rail Baltic, sild ja pool aastat tagasi võimul olev linnavalitsus pareeris ilusti meie püüdlused ära ja siis oleks minu küsimus nagu see, et kas keegi julgeb siit täna käe püsti tõsta, et ta toetab seda karjääri rajamist või sellelaadseid ettevõtteid? Väga konkreetne küsimus, Silveri läpp püsti. Ja, aitäh, ma lihtsalt kommenteeriks taustaks, et see karjääri serv on majast 15 meetrit, elumajast. Ja selles mõttes, et me tõesti leidsime, et ei ole mõtet keset küla suurt auku kaevata. Kas keegi tahab veel selle vastu? 20. Selle saate pärast nurga taga ära selgitada. Kas keegi tahab selle kohta üle öelda? No meil on ka põhimõtteline seisukoht kirjas, et meie karjääride rajamist elamu ja siis sinna lähedusse ei soosi kindlasti, lageraied samamoodi. Aga ma ise olen kokku puutunud selle Tootsi arengutega, et ega karjääride peale turba kaevamine on ka üks karjäär, et sinna on võimalikud uued arengud ja lükkasime käime Tootsi tulepargi arengut. Aitäh, Alar! Et kui räägiks pärast kohtumist, et vaatame, kes seal majas elab, kui ta on konkureerivast erakonnast, siis... See oli julg statement, aga probleem sai lahenduse, nii et Alar lahendab ära selle probleemi. Rohkem valimisi. Tervist, mina Krista Kaljuväe Pärnu Laulimängust ja mõtlesin, et võib-olla tahaks tervele riigile korraks meelde tuletada, et osa tööst võiks aatelisusest ka teha. Aga ma olen tõesti täna üllatusin, kui väikene Pärnu linnavolikogu liikme töötasu, et see tõesti ehmatas. Aga küsimus, rääkides viimasest, siis riiklikust kultuurirahastuse või kultuuriprojektide rahastusest ja üldse siis riikliku rahastuse siia jõudmisest, siis tegelikult see viimane sündmus näitas, et tegelikult me asume Pärnu linnana nagu väga kaugel nendest riiklikest rahahoobadest, et siia üldse midagi nagu kohale tuua. Ja arvestades Pärnu või võrreldes näiteks Tartu Tallinnaga, siis ka ütleme ka linnapea võib-olla esinemiste arvukus nagu kohalikul, siis ütleme riiklikul tasandil on tegelikult üsna madal ja tegelikult ega väga ei teata, kes on meie linnapea. Mis te teeksite, et Pärnu elust rohkem riigis teatakse, et riik oleks ka rohkem nõus raha saatma siia poole? Aitäh! Küsimus kõigile sõnava, jah? No meie kirjutasime oma bussi taha uksele, et 16 miljonit vähemalt riigi eest kesklinna silla jaoks. Saime sõimata ja parastada Päevalehe käest. Samas ma ei ole see kellelegi saanud öelnud, et jah, me tagame sellega, ma olen valmis võitlema selle nimel, ma olen sellest rääkinud juba lisarahas, see 8,7 on nagu olemas. Ma rääkisin peaministriga eelmisel ka reedesel, et me tuleme seda raha küsima, et minul on see kogemus nagu olemas, võtame see Libatse Nurme, ma ei taha kedagi solvata, aga see on ikka päris palju minu osa on selles konkreetses, ma nägin, kui oluline see tegelikult on. Aga mis kultuuriprojekti puudutab, sellega läks tõsimeeli halvasti ja sellega läks halvasti alustades sellest, et Pärnu esitas 2 projekti ja sealt ma tekkis juba kultuurikomisjonil nagu segadus, et ükskõik siis kumbka ei oleks läinud, aga kodus oleks pidanud selle kuidagi ära klaarima, et Pärnu läks 2 välja ja lõpuks ongi, jäid 2 heinakuhja vahele, ei saanud midagi. Andrei? Jaa, me üritasime Toomast aidata, et meie minister 3 korda valitsuses esitas selle 8,7 miljoni taotluse. Keit Pentus-Rosimannus blokeeris selle ja esitasime ka riigieelarvele taotluse, et kas ei leidnud toetust, et
eks me Toomasega nagu üritame siis seljad nagu kokku panna ja seal koos nagu sinna sisse minna ja seda raha ikkagi koju tuua, et millegipärast nagu ei tule välja, et võib-olla Kai ei räägi temaga või mingi muu põhjus, aga see silla raha ei tule, aga selle okei, minu aeg on. Okei, praegu teise rohkem, Andres ja siis Kalev. Nojah, see on täiesti müstiline ausalt öelda, kuidas mingist 8,7 miljonist või 6 miljonist on saanud nagu valimiste peateema. Pärnus on läbi aegade raha toodud. Meie suur probleem on olnud see, et meil ei ole piisavalt poliitilist esindust. Ma arvan, et täna on meil päris hea poliitiline esindus. Linnapea probleem on see, et ta alles kaalub oma poliitilist eelistust ja senikaua ta tegutseb valimisliidu näol, mis on teine liiga, ja neid paraku ei lasta sinna esiliigasse, et seal on väike probleem. Meeldib meile või mitte, aga see on otse öelduna. Aitäh ja Kalev? Et kultuurirahastu, et oluline on ju vaadata seda, mis on meie pikaajaline strateegiline eesmärk, et Läänemere kunstisadam ei olnud ühe päeva mõte, vaid see mõte oli juba rohkem kui 10 aastat vana, mida kõik maavanemad, omavalitsusjuhid järjepidevalt vedasid edasi ja tegelikult oli seal olemas ka toetusraha. Aga millegipärast see muutunud koalitsioon otsustas, et ta esitab konkureeriva projekti, mis loomulikult ei teinud Pärnule head, et andis selle võimalus, et me ei saanud ühtegi rahastust, et minu sõnum on nagu see, et vaatame oma strateegilist dokumente eesmärke ja tegutseme nende nimel, vahet polegi siis nagu võimul on ja püüame need rahad ikkagi koju tuua, sest tegelikult Läänemere kunstisadam on täna võimalik päästa. Aga see vajab ikkagi võimul oleva koalitsiooni tahet. Aitäh, Sulev ja siis Silver. Oli näide see kultuurivärk ja tegelikult oli küsimus maanteed, sillad, kõik muud sellised asjad. Kuidas te promote seda? Aga Sulev ja siis Silver. Läks ära. Sulev ja Silver. Ja, et see on osaliselt seesama, mida ma enne ütlesin, see proaktiivne käitumine ongi selle aluseks, et sind pannakse tähele ja sinust hakatakse rääkima. Et vahepeal meil hea võrdlus kolledžiga, eks ole. Vahepeal, kui Karri kolledži juht ei olnud, siis küsisid Eestis, kes Pärnus kolledžit juhib, keegi ei teadnud. Ja nii sama lihtne ongi, et sa pead olema aktiivne, sa pead ette võtma, sa pead nägema, et Mark Soosaar ei ole oma kunstisadamaga mitte teiselt pool, vaid istuma kokku ja leidma selle ühe, millega linna poolt välja minna. Sa pead nägema, et kui tuuleparkidega on seotud vesiniku võimalused, siis mitte rääkima ainult sellest ja kirjutama linna peale alla petitsioonidele peaministrile, mis näevad probleeme, vaid nägema, millised töökohad, millised uued arengud on võimalikud tänu sellele, et Pärnu asub nii soodsas kohas tuuleenergia ja selle baasilt järgmiste energiarakenduste käivitamiseks. Aitäh, siis on Silver, Alar ja teile lühikesed repliigid ja siis läheb saali viimane küsimus. Aitäh, et küsimuse see teravik oli ju kultuuri teemadel, aga ma sain aru, et sa vist parandasid tervikuna. Tegelikult on ikkagi selle riikliku rahastust siia toomine. Ehk siis see, et kuidas minna Riigikogu tasemele ja müüa oma projektid hästi ja pädevalt maha nii, et see rahaga siia jõuaks. See on küsimus tegelikult. Just. Mina leian, et siin on tõesti vaja samamoodi koostöös ideede autoritega ja Riigikogu esindajatega, siis meil on ju siin laua taga lausa 3 inimest, kes on Riigikogu liikmed, et sellega koostöös ja väga huvitav, Andres, mis sa ütlesid, et teine liiga, et olete ju kõvasti eeskõnelenud selle poolt, et ei tohiks eristusi teha, et on Suur Peeter ja Väike Peeter ja siis nüüd nagu mingi liiga teema, mis ma ei saa aru sellest. No ma püüan selgitada, et lihtsalt tõepoolest parlamendis on nii, et valimisliite seal ei ole. Et seal on poliitilised jõud, erakonnad ja erakonnad otsustavad suurte keskuste vahel investeeringu asju. Ja kui sa veel lubad endale seda, et sa tuled 2 objektiga ja sa ei suuda ise kodus ka otsustada, mis oli see sama kultuuriobjekti näide, siis sulle vabandust, aga sulle lastakse varba peale ja naerdakse, sest raha on kõigil vaja. Aitäh, nii oligi. Alar ja 2 repliiki ja siis saad. Me kõik oleme ühes samas erakonnas, see on Pärnakat erakond. Nii et ma arvan, et see on meie kõigi huvides ja see on sama asi, mida ma oma programmilises sõnavõtus ütlesin, see teine tasand, taustasüsteemi loomine ega harimine. Minul on tunne, et Tallinnas paljud ei saa aru, et Via Baltica on strateegiline riiklik ühendus. Ja selline hea reegel on, et 1 võrdub 0, 2 võrdub 1. Kui sul on mingid 2 olulist asja ühe rivist välja langemisel, on sul see 1
nii kaua, kui sa saad korda. Kui sul on üks ja kui meil see vana sild läheb remonti ja uuel sillal juhtub kahe, ma ei taha nüüd ära sõnada, kütuseveokiga avarii, no siis me oleme jamas. Et me kasutame seda silda kõik ja kasutavad ka tallinlased, kui nad tulevad meile randa suvel. Tuleb neil kõigil Pärnu veel. Harimine ja saunas käimine kellegi. 20 sekundit. 16 miljoni peale 20 sekundit on vähe. Teeme kiirkokkuvõtte. 8,7 miljonit Euroopa Liidu raha on jätkuvalt olemas. See on laua peal jätkuvalt olemas, sinna ei pretendeeri mitte keegi teine. Valitsus on käitunud väga vastutustundlikult, et ta ei ole seda raha eraldanud. Öelge mulle, kes teist oleks valmis tegema tagastamatu sissemakse korteri ostmiseks, teadmata, mis see korter teil tegelikult maksma läheb. Ka teie on edukad ettevõtjad, kui te ka ei ole. Ma arvan, keegi teist ei ole valmis seda tegema, nii et valitsus pole kunagi öelnud ei, see 8,7 on jätkuvalt olemas, mis on probleem muide sellega tekkimas, selle raha kasutamine. Kuna nüüd on uus hange ja seal on raha kasutamise tähtaeg 2023 august, ehk nüüd võib tekkida probleem selles, mul oleks väga hea meel, kui keegi ütleb, et see ei ole probleem, et me ei saagi seda raha kasutada, siis me ei lähe riigi eest juurde küsima mitte 8, vaid 8-12, vaid juba 16, mis on palju keerulisem. Et selles mõttes kõik on olemas, Pärnult pole midagi ära võetud. Aitäh! Repliik 20 sekundit. Saaks sama ikka 20 sekundit, aga mind oli veel Läänemere kunstisada, ma alati natuke pöördus, et eks ma olen sellest palju ka võidelnud, aga lühikokkuvõte oleks see, et meil pole nii head esindatust kunagi Riigikogus olnud, et nende inimestega tuleb tegeleda. Teine on kindlasti ministeeriumi ametnikud, et neid ei tohi unustada, et kui sul seal on sidemed olemas, siis saavad sealt samamoodi liikuda. Ja Via Baltica ja kõik need lennujaama rahastused tegelikult me leppisime juba kokku aastal 2017, et need on sellised pikaajalised perspektiivid, mida me oleme ajanud ja samamoodi tuleb edasi talitada, mitte hüpata ühes kohast teise. Aitäh! Viimane küsimus saali. Palun. Mikrofon sinna. Aare. Ja aitäh! Finest Rannat, teil Oliver Paasik, mine küsimus turismi kohta. See paganama kuum kartul, mis tahab kogu aeg veerema minna. Küsimus lihtne. Meil on kas juba olemas või lähiajal tulemas suurepärased ühendused Pärnuga, Tallinnast, Riiast, kust iganes. Mille pärast peaks keegi selle transpordivahendi pealt üldse Pärnus maha tulema ja ma pean silmas just turiste? Aitäh! Küsimus kõigile, kes ees see mees? Järjest. Andres. Hakkame siis keskelt peale, et sellepärast ongi mõtet tulla, et Pärnu on Eesti üks ilusam koht. Just nimelt, kui me võtame turismi vaatevinklist, siis me oleme selles mõttes ennast tõestanud. Järgmine loomulikult arenduspool seisneb ikkagi selles, et kuidas me saaks ka muutuda suuremaks, kuidas me suudame ennast sisustada ka sellel madalhooajal. See on suur väljakutse, millel tegelikult vastuseid tänaseni minu meelest leitud väga ei ole. Aitäh, Andres. Algo, Andrei. Jah, et siin just paar tunni tagasi sain väga head näidet, et siis kui Vesterback promos seda mängude akadeemiat, siis nad mõtlesid, et rääkida sisust, keeruline, panid lihtsalt droonivideot Pärnust. Ja konkurss oli mitu inimest ühe koha peale ja paar soomlast on kenasti jäänud ka Pärnusse elama peale seda akadeemia lõppu. Nii et need põhjusi on ja maailma kontekstis on Pärnu täiesti unikaalne, turistid tahavad siia tulla. Aitäh, Silver! Ja ühtepidi nõus sellega, et Pärnu on oma elukeskkonna ja oma looduspositsiooni kohalt väga sellises eelisseisundis ja mina näen ka, et turism on Pärnule pigem nagu sellise hea boonusena ja absoluutselt Pärnu linn ka praegu, see, et need turistid siia tuua, tegutseb esiteks rahvusvahelistes ühingutes, organisatsioonides ja sealt kaudu levib see info, et siin on nii palju erinevaid tegevusi, alustame ringrajast, golfid, spaad, see on tõesti, siin on väga palju asju teha ja väga palju põhjuseid, miks rongi või lennuki või auto pealt maha tulla. Aitäh, Sulev! Meie ringrajal tegutsev Porschede restaureerimiskeskus kaotas paar aastat tagasi Porschede promo maailmalinnade konkurentsis Istanbulile sel põhjusel, et Pärnul ei olnud pakkuda mugavaid juurdelennu võimalusi.
ja omanik Jan Kalmariga vesteldes see potentsiaal on kindlasti Pärnul nüüd tugevasti olemas tänu sellele investeeringule, mis meil on lennujaama saanud, nii et üks asi, mida me saame kõik teha, et selle nimel töötada, et need regulaarlennud siia tuleksid ja siis oleks turistil veel rohkem põhjust tulla. Aga jah, me oleme, vastus sellele küsimusele on, et kindlasti meil on see tugev potentsiaal, et meile võib tulla loodusturist, meile võib tulla kindlasti klassikaline spaaturist, tänu võib-olla peamiselt sellele majale saab meile tulla konverentsiturist ja siin võiks nagu veelgi arenguid olla. Et kui ma toon selle võrdluse, mis nüüd viimati Raja ujulaga oli, siis üks võimalus oli mõelda, et me teeme taas ühe lastele ühe ujula. Teine võimalus oleks mõelda nii, et Tallinnas oli Kalevi ujula remondis, ainuke 50 ujula oli tol ajal Tartu linnas, teeme siia ka 50 ja toome siia rahvusvahelised võistlused sisse ja jällegi madal hooaega täidame ühe olulise nišiga. Täpselt samamoodi tuleks praegu mõelda jäähalli initsiatiivi suhtes. Mitte lihtsalt jäähall, vaid sinna ümber korralikud istekohad, et me saaksime sinna tulla ka kontserdid ja konverentsid ja messid. Et niimoodi koostöös ettevõtjatega saame me kogu aeg suurendada neid põhjuseid, miks Pärnus maha tulla. Aitäh! No esmalt peame olema tänulikud vanajumalale, kes on loonud sellise paiga nagu Pärnu. Ma arvan, et looduslikult on ta ikka hullult atraktiivne ja äge paik kogu oma ranna ja mere ja jõe ja parkidega ja nii edasi on. Teine on kindlasti see sama kultuuriturism tegelikult. Või see spaaturism, ma arvan, Eesti spaad on ikkagi, maailma tipptase tegelikult, või ka kultuuri pool, võtame Järvi festival, kui palju tegelikult selle nimega on see inimesi tulnud ja mulle veel meeldib, et Pärnu on piisavalt suur, et meil on väga palju eripära, ütleme sellised, nii-öelda unikaalsed asju võib-olla maailma mõistes, palju räägitud ringrada. Ma ei tea, vist loomulikult on jälle teistpidi probleem, et kellegi jaoks on see müra, aga teistpidi väga unikaalne selles samas regioonis siin, või räägime Lottemaast, ma kohtusin alles hiljuti mõned päevad tagasi Stockmannis Lottemaa ideelise looja, keda ütles, et kui hästi neil on läinud sel aastal ja tänusõnad kindlasti Egon Elsteinile, kes siin neil appi läks keerulisel ajal, nii et on sellised väga erinevad, väga põnevaid selliseid võimalusi, nii et ma arvan, me ei tohi muidugi mugavduda sellega, et nüüd on kõik hästi ja nad tulevad. Loomulikult tahetakse nii-öelda ka uusi asju, nii et me selle peale ei tohi mugavduda, aga ma ei oleks murelik selle pärast, et me ei ole piisavalt atraktiivsed, aga loomulikult iga turisti pärast tuleb võidelda, nii et selle pärast tuleb ka uusi asju välja mõelda. Aitäh, Alar! See küsimus on minu arust väga hea, sest et miks tuleb kogu aeg ju sisuga täita, minu arust see sisuga täidetud on üsna hästi, aga kas meil õnnestub ta niimoodi evolutsiooniga täita või leiame ka mingi revolutsioonilise idee, ma arvan, mõlemad suunda peaks nagu kogu aeg taguma, aga teed võivad ka turiste viia või üldse inimesi, nii et see on õige küsimus, aitäh. Aitäh, Kalev! Meie loodusturism, et sinna me peame järjest rohkem ja rohkem panustama, et ei ole väga palju selliseid paiku, kus meri, metsad, jõgi, eks ju, neid me peame arendama, ütleme, et oleks seal võimalusi turistidele ja loomulikult kõik muud eelpool nimetatud asjad, aga mina tooksin siia välja ka sellised rahvusvahelised üritused, mida siin Toomas juba nimetas tegelikult ja ka objektid Läänemere kunstisadam näiteks. Aitäh! Juba vastatud. Nii, aeg on läinud, aeg on natuke üle, kuigi ma alustasin ka hiljem. Viimane ring, 1 minut, kokkuvõte. Hakkaks siit pihta siis, suu läks täitsa. Kokkuvõte üleüldiselt või siis ettevõtluse koha? Põhiliselt lõppsõna, et sa võid... põhiliselt ettevõtjad on saalis. Võin rääkida, mida ma tahan, ütleme niimoodi. Väga hea, see mulle meeldib kõige rohkem. Ega kui sotsiaaldemokraatid peaksid saama esindatuse, siis nemad kindlasti oma põhirõhu panevad täna loodusele, nagu ma juba korra mainisin, panevad oma põhirõhu omastehooldusele, erivajadustega inimestele ja kindlasti osalusdemokraatiale, selle suurendamisele, aga nad ei unusta kindlasti ettevõtjad, et eriti mis puudutab mikro- ja väikeettevõtlust ja kaugemaid kohti, et luua seal tingimusi ja võimendada neid ja olla tegelikult igakülgseks heaks partneriks ja usaldusväärseks partneriks, mis on võib-olla isegi olulisem, et saada neid vastuseid, mida Andres ka siin varasemalt nimetas, usaldusväärseks partneriks ettevõttele, et nad tõesti tunnevad, et nad on siin omavalitsuses oodatud ja nad saavad siin oma valitsuses oma asjadega edasi minna, et ei teki vahepeal mingisuguseid muid põrkeid. Aitäh!
Kordan seda oma motot just ettevõtjatele, et ma olen sellest 100% veennud. Iga ettevõtte edu on Pärnu linna edu. See on esimene asi, mida tuleb avalikul sektoril teadvustada ja ma arvan, siis on juba 50% probleemidest lahendatud. Ja teine, mis on, ma olen tõesti seda meelde, et me peame olema agressiivsemad ja jõulisemad. ERR-is ma sain jälle muidugi natukene sõimata, et ma olen kuri, on ju. Kurat, kui sa oled konkreetne, siis sa oled kuri, on ju. Kui sa oled ümarat juttu, siis sobib nagu kõigile, aga selle ümara jutuga nagu ei saavuta midagi, nii et ma olen ilma konkreetse kriitikaga kellegi aadressil avaliku sektori poole pealt, aga me peame olema agressiivsemad ja jõulisemad. Raha ei jätku kõigile, päris selgelt ei jätku. Võtame see Via Baltica raha, kes Euroopa Liidus selles perioodis ainult 159 miljonit eurot sellele 3 suurele projektile, kui uued asjad on peal olnud, kõik rohe ja muud asjad ja see maanteehitus on juba out Euroopa Liidu kontekstis. Aga me saime sellest 159, ma ei tea, 130-140 miljonit saime Pärnul omale. Poleks nagu lõukoerad seal juures olnud, me poleks seda raha saanud, nii et lihtsalt me peame olema jõulisemad ja nähtavamad. Aitäh. Aitäh. Ja ma arvan, et ma olen nõus, et kaasamine on oluline, aga minu arust, kui me räägime linna juhtimisest, siis me valime ikkagi inimest, kellel on konkreetne visioon ja me ei saa lähtuda sellest, et poliitika räägib loosungides, ei lähe sisusse, et ta käitub nii, nagu ettevõtja kunagi ei käituks, näiteks hoiab raha, mis on kodulinna jaoks mõeldud kinni, et me peame valima inimesi, kes ka poliitikas lähtub tervest mõistusest ja eks valija otsustab, kelle visioon talle sobib ja kelle visioon mitte, nii et kindlasti tulge valima ja tehke see õige valik. See oli terve mõistus, me ei lastud rahal tulla. Toomas juba tahab, aga veel on aega. Huvitav, et Toomas alati peale Andrei tahab sõna aga tõesti, tegelikult peaks olema avalikus sektoris ka üha rohkem nii, et on juhatus ja nõukogu ja mõlemad osapooled saavad aru, miks mõlemad on seatud, et hoida seda tasakaalu. Ma arvan, et avalikus sektoris linna juhtimises peaks täpselt samamoodi olema. Juhatus valitakse 4 aastaks, ta täidab selget rolli ja nõukogul on ka roll, mitte nõukogu ei lohise järgi ja koputa lihtsalt ära mingisuguseid otsuseid. Päriselt on vaja juhtida. Noorte tähtsus väga olulisel kohal. Kui me noori juurde siia piirkonda ei saa, siis me ei jaksa kõike seda üleval pidada. Kuskilt peab see tööjõud tulema, kuskilt peavad tulema kohaliku omavalitsuse eelarvesse tulud. Liidripositsioonist on siin nii palju täna räägitud, järelikult on sellest puudu, kõvasti puudu. Ja lõpuks ikka te ju teate, valige tegude inimesi. Aitäh. Aitäh. Põhimõtteliselt me ajame siin tegelikult kõik ühte asja. See on meie kodulinn, see on meie Pärnu. Me peame seisma selle Pärnu hea käekäigu eest. Olen nõus sellega, et siit on mingi perioodi jooksul läinud ära palju noori, aga need noored oleks tõesti vaja siia kuidagi pidi tagasi saada. Olgu ta siis läbi hariduse või uute töökohtade, läbi uute ettevõtete. Ja tegelikult me oleme väga paljudes nišides tugevad. Me peaksime linnana neid niše võimendama. Ja kokkuvõtvalt valimisliit, mina ei usu, et on kohalikul tasandil mingisuguses teises liigas. Jah, võib-olla Riigikogus, aga mina seda ka ei nimetaks, et see oleks mingisugune väga suur probleem või küsimus. Ei, no jah, ei ole, ma tean. Et selles mõttes valimisliit on samamoodi kohalikud inimesed, kes tegutsevad, tahavad tegutseda ja on mõistlik valida neid. Aitäh, sulle! 2 mõtet lõpetuseks. Esiteks, kunagi ei tohiks eriti valimistel, aga kogu järgneval perioodil meelest ära minna see, et kust ikkagi raha tuleb. Kui tugev on ettevõtlus, milline on ettevõtete eksportvõime, kui tasakaalust on erinevate sektorite vahel, et olla erinevatele kriisidele tugevasti valmis vastu minema. Sellest tegelikult sõltub väga palju see, kui hästi me siin kogukonnas elame, kui palju meil on seda raha, millega me läheme õhtutel aegadel teenuseid tarbima ja kui suur teenuste turg tekib. Nii et kõik omavalitsuse tegevused ja kulutused peaksid alati olema kantud ka sellest vaatest, kuidas me kulutame nii, et oma tulusid tulevikus suurendada. Ja teine mõte on see, et kui 30 aastat on Eesti riiki taastatud väga suurt tähelepanu taristule pöörates,
siis ja me ka Pärnu valimiskampaaniates kuuleme kogu aeg, et nüüd on see kooli katus remonditud ja nüüd me läheme selle hooldekodu seinade juurde. See kõik on vajalik, aga sellel kõigil kaob mõte, kui me teeme miljonilised investeeringud ja pärast paneme nendesse majadesse tööle inimesed ja maksame neile alla keskmise palka ja selle peale Pärnu vananeb ja väheneb, siis sellel ei ole kestlikkust. Ehk siis tähelepanu taristult oleks vaja otsustavalt pöörata inimestele, kes tegelikult selle linna sisu määravad. Aitäh. Alar. Aitäh. Mõned mõtted siis kokkuvõtteks. Esiteks see konteksti arendamine või taustasüsteemi arendamine riiklikul tasandil. Minul on küll tunne, et Tallinna ja Tartu järel on nüüd Pärnu kord, enne kui Paide siin kerkib, nagu oli hiljuti lugeda. Ja siin on meil, me veame seda sama köit, et võib-olla asetus on seal küljes erinev. Ja kui linnavalitsus vastutab selle inimeste selle konteksti ees, siis ettevõtlus on ju loomulikult see, kes on vedaja seda majandusküljel, aga me oleme ka näinud, et olukorra muutudes meie rollid võivad ka vahetuda, näiteks valitsus või avaliku sektori roll koroonakriisi ajal. Kui ettevõtted peavad vallandama, siis keegi peab kuskilt appi tulema. Et meie ühine erakond on pärnakad ja ma arvan, me peame neid suuri eesmärke ikkagi koos vedama ja mitte väga rollidesse kiinduma, et kes on kes täpselt. Aitäh! Aitäh! Usun, et härrased on ära teeninud aplausi. Ja nüüd võib hakata tiile sõlmima, eks ole. Mina tänan. Nii, suur aitäh. Pärnumaa ettevõtte koja poolt üks väike tähelepanek, et seal leti peal on üks paber, mille teisel poolel on kontaktide leht. Et sinna, kes saavad kõik oma kontaktid jätta, kes soovivad lähemalt tuttavaks saada Pärnumaa ettevõtte kojaga, ja siis teiega võetakse loomulikult ühendust. Aga suured tänud kõigile kuulamast, oli põnev, natukene heitlikkust ja sellist ka vastastikku heas mõttes tähelepanu juhtimist kitsaskohtadele on alati sellise debati puhul teretulnud. Ma loodan, et me saame kõik täna jälle targemaks või saime täna jälle kõik targemaks oma valikute tegemisel tuleviku mõistes ja soovime teile kõigile edu valimistel.